on ilusti kaadris. Proovime kõik ära siia. Mis täna? Nii, kas Laur tahab introd ka? Ei taha, okei, ma teen ise. Teise. Tere sõbrad. Tere sõbrad. Tervist sõbrad. Meil on episood, vaat neid numbreid ma kunagi ei mäleta. 65. Episood 65. Ja meil on täna külaline, sest tegelikult keset eelmist episoodi me rääkisime natuke seda Hyroxi juttu, et miks ma nagu quittisin. Vaata, ma hakkasin tegelikult Hyroxi vaikselt nagu tegema, on ju. Aga ma quittisin päris ruttu, sest et mul oli iga kord pärast Hyroxi seda treeningut, ma käisin ühes rühmatreeningus, see oli väga intensiivne ja mul oli iga kord palaving, sest ma lasin ikka nagu nii piiresse, et mul oli full system error, kõik asjad nagu punases ja siis ma mõtlesin, et ma ei viitsi elada niimoodi, et mul on iga nädal nagu mingi 2 päeva on maha kantud, sest ma lihtsalt olen palavikuga kodus ja siis ma kirjutasin keset episoodi sulle, et kas sa, Jakob, kas sa siis tahad meile tulla ja pikka juttu tegelikult ei olnud, on ju, et sa olid nõus, et minu arust sa oled siin Eestis täna nagu siuke Hyrox ambassador isegi vaata, et sa väga tegelikult hästi näitad seda Hyroxi maailma, selgitad. Minust just hiljuti sa panid mingi video, kus sa olid seal võistluspaigas ja rääkisid ka, et noh, et kus siis mingi soojendusala, mis sul see number oli vaata käe peal on ja et see on sinu stardiaeg, kus sa oma asjad saad panna, kus need spektaatorid on ju, et sa nagu tutvustad seda Hyroxit, isegi lollid saavad aru. No võib-olla lollid päris ei saa, väga lollid võib-olla ei saa aru, aga et miks sa nagu siukse missiooni siis võtnud oled endale või kuidas see Hyrox siis üldse nagu jõudis sinuni? Mul endale jõudis see läbi ühe treenitava, siis mul üks treenitav tahtis hakata Hyroxit tegema ja siis ma mõtlesin, et noh, et selleks, et teda paremini treenida, siis ma pean ise ka seda põhjast läbi tegema. Ja siis ma hakkasin seda ise ka tegema ja siis mul hakkas see meeldima ja siis ma sain sellest nagu võistlusest võib-olla, noh, ma mõtlesin sellest natukene kaugemalt kui sellest võistlusest endast, et tundub, et on ikkagi siuke, noh, siuke sport kõigile, nagu see on see, mis minu jaoks nagu räigelt meeldib selle juures, et noh, ma näin, Hyrox ei maksa mulle raha selle eest, et ma seda promon, et aga lihtsalt nagu minu jaoks ta tundub siuke, et ta nagu saab nii paljudele inimestele anda siukest nagu lisaväärtust nagu treeningus või kus iganes, et noh, näiteks ongi, et ta kõnetab võib-olla siukest jõusaali inimest, kes võib-olla muidu on räigelt fokusseeritud võib-olla näiteks visuaalsetele asjadele, et siis ta saab talle tuua natukene siukest nagu performance varianti endale ellu sisse, kus ta võib-olla natukene unustab ära, et tal mingisugune sang kuskil külje peal on või mis iganes. Või siis samamoodi saab see pakkuda nagu challenge'it võib-olla kellelegi, kelle jaoks võib-olla trenn on lihtsalt igav, nagu selles mõttes, keegi, kes ei suuda võib-olla järjepidevalt trennis käia, vajab selliseid väikseid eesmärke võib-olla, et noh, sellepärast on nagu rühmatreenid ka võib-olla populaarsed, see natuke on siuke populaarsem asi, aga siis see on nagu siuke võib-olla eesmärk, mida sa saad endale võtta ja noh, ka teha koos teistega, et selles mõttes ta on nagu minu arust nagu siia nii-öelda fitnessi maailma on see nagu midagi nagu uut väga lahedat ja motiveerivat inimestele, jah. Okei, aga... Ta on just nagu väga kaasa tõmbanud, sest ta on väga palju rahvast endale tõmmanud ja see on muidugi turundust on ka tehtud nagu massive ja mina olen kogu aeg öelnud, et nagu inimestel peab see kõige tähtsam nagu vastupidavus on ja vana vastupidavus vend siin on ja et see osa on ka seal olemas on ja väga suur osa tegelikult, kui sa vaatad profi tasemel, et mina esimest korda Hyroxit nägingi sellest, et mitte mingi väga kuulus üks profi endine triatleet läks siis ka täitsa nagu külmaga lihtsalt proovima. Ja siis tema oli video teinud sellest, kus ta oligi iga selle jaama juures näites, kus ta oli, ma ei tea, 20, siis tuli jooks esimene, siis oli jälle mingi jaam, kus ta oli mingi, ma ei tea, 20, jooks jälle esimene, noh, jooks on nii hea, et kui sa jooksed ikkagi teistest selle kiltsa seal pea minutiga kiiremini, siis. Ja selle võistluse juures võib-olla ongi see nagu veel, mis nagu teeb selle kätte saadavaks väga paljud inimeste jaoks, ongi see, et põhimõtteliselt
isegi kui seal pole ühtegi nendest asjadest proovinud idee poolest, sa saad selle võistluse läbi teha, sest kõik need liigutused, no ütleme okei, kosmonaut võib-olla on natukene keerulisem, võib-olla wallballs on ka siuke, mida igaüks ei suuda teha, aga põhimõtteliselt et tehniliselt on need asjad kõik nii lihtsad, et põhimõtteliselt igaüks suudab neid teha, pluss seal on see adaptiivne kategooria ka, mis on paraatleetidele põhimõtteliselt, mis annab kõigile võimaluse seal radastoris inimesed värgid ka, aga ütleme, kui me räägime sellest üldisest massist, siis ongi, sa võid niimoodi, et sa pole mitte ühtegi Aeroxi trenni isegi läbinud ja sa võid selle võistluse läbida nagu igaühel, selles mõttes ongi vägev see nagu sellest, see nii populaarne ilmselt ongi see, et sa ei pea mingisuguseid tagurpidi saltosid seal tegema, vaid see on nagu nii nagu kätte saada. Kas seal ajalimiit ei ole, millal sa nagu läbima pead selle? No põhimõtteliselt ei ole jah, nagu ütlevad, et nagu justkui seal ei ole, aga eks seal on need prood ja asjad on nagu õhtu poole pandud, eks need, kes tõenäoliselt lõpetavad kiiremini, on ilmselt seal. Proodega veel koostööd. Ja, aga noh, seal on justkui nagu kirjas, et nad ootavad selle viimase inimese ära, aga ma ei kujuta ette, kuidas see seal käib, et viimane start on ilmselt mingi 8 midagi taolist. Mitu Aeroxit sa teinud oled praegu nagu võistlust? 4 ja nüüd tulebki 5. tuleb järgmine nädal. Helsingis või? Helsingis oli 4, nüüd tuleb 5. tuleb 5. nädala pärast. Ja mis parim tuleb? Noh, jah, aegadega ongi see, et mõtled, et vaatad neid sotsiaalmeedia asja on ja võib-olla et kui me just rääkisime, et see on nagu siuke võib-olla positiivne asi, kus sa saad omale igasugused iseendaga võistelda, enda mingeid eesmärke panna, siis loomulikult igas asjas annab nagu ekstreemsisse minna ja tihtipeale juhtubki see, et me hakkame võrdlema ennast igasuguste eliitidega, sellest, et me näeme sotsiaalmeedias. Põhimõtteliselt sotsiaalmeedias sa ei näe mingid 60-aastasi, okei, kui sa neid Aeroxi neid kaloriisid vaatad, siis sa näed, aga tegelikult ongi, kui sa lähed sinna kohale, siis see on nagu rahvaüritus, see on täpselt samamoodi nagu mingi poolmaraton, mingi see mai jooks, vaata, kõik lähevad sinna, osad kõnnivad, kõik asjad. Et siis, aga jällegi sotsiaalmeedia viskab meile neid eliite ette, kus tundub, et nagu, et see aeg, mida ma saan, täpselt jah, et mul oli, nüüd oli esimene pro-reis oli Helsingis ja mul tuli see tund 15 ja siis selle Openiga mul mingi tund 12. Aga selles pro ja nii-öelda amatööri siis vahe ongi see, et seal on mingid raskemad raskused on ju, seal on, kas on distantside ka siis mingi vahe? Sama on ju, lihtsalt, et need wallballid on raskem, liivakott on raskem väljastes, farmers carry'l on raskemad need sangad on ju. Ja kelgud on raskem. Kuule, teemegi nii, et mina ei tea täpselt, kas see räägime ära, kuidas see järjekord on, üldse kuidas ülesehitus, harjutused ja siis need raskused ja värgid. Jah, teil rollile selgeks. Teil rollile jah, mulle on selgeks. Ja põhimõtteliselt kogu see formaat on lihtsalt jooks, siis lähed kuskil jaama, siis jälle jooksed, lähed kuskil jaama, niimoodi 8 korda, siis 8 jooksol. 10 ei ole või? 8. On 8 või? Ja iga jooks on 1 kilomeeter või umbes 1 kilomeeter. Nüüd on võistluse peale isegi keskmine tuleb tegelikult 8,7 kiltsa. Kohe küsimus. Kas sa pead ise, sul on nagu ringid on ju, sa pead ise siis nagu teadma, mitu ringi sul tehtud on ja kui sa paned pange, siis võtavad, teevad sulle mingi trahvi või... Ja põhimõtteliselt, kui sa liiga vähe jooksed, siis saad penalti, kui sa liiga palju jooksed, siis sa pääsed et siis seal pead nagu natukene seda jälgima ja seal ongi, selles suhtes seal on nagu kõik lõpuks on loogiline, aga seal ongi võib-olla see ka, et kui sa esimesel võistlusel lähed, siis sulle öelda, et jookse 2 ringi, sulle öeldakse, et mine siis umbes, kui sa näed 3. korda seda kohta nagu väravat, et siis mine sisse, siis see tundub nii haige, et ma pean nüüd seda lugema, aga siis see suht kiiresti läheb loogiliseks, siis seal ei ole nagu täis ringid. Aga jah, võib-olla see jaamade järjestus ja kõik see on nagu natukene raske. Seal on muidugi võistlusel on väike ekraan, suur ekraan, aga selles mõttes seda on nagu raske. Mis sulle näitab, et kuhu sa järgmisena peaksid minema, kas sa pead edasi jooksma või sa pead jaama minema. Pluss siis on, esimesel võistlusel ma kirjutasin üldse käe peale endale selle jaamade järjestuse näiteks. Lihtsalt igaks juhust tead, et kui sa oled täiesti raske, siis sa unustad võib-olla ära. Ja äppi saab ka kasutada mingisugust, milleks saad nagu järjest rääkida. Aga siis sul on võistluse ajal nagu telefon kuskil taskus või? Ei, kella peale saad seda teha. Ehk siis seal on mingisugune see, kus sa saad lihtsalt vajutada neid järgmisena, et ma lõpetasin selle ja jooksid edasi. Ma pole vaadanud, aga ma arvan, et vast on, ma ei tea, Karmenitel asjadel on kohe see Aeroxi... Ma arvan küll, minust saad neid intervalli ise sinna seadisse. Et siis põhimõtteliselt sa võid panna, kuna seal on jaamad on nummerdatud ka, siis sa võid põhimõtteliselt lihtsalt panna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ja siis sa tead lihtsalt, et sa olid ühes praegu. Et seal ongi, et 1 skijärgi ja siis sa lihtsalt tead, et sa ei või isegi jaama nime mäletama, sa võid lihtsalt selle... Aga põhimõtteliselt, kui sa selle peetsaega treenid selleks, siis sa nagu harjud ära seda. Aga mis järjekorras need alad siis tulevad? Esimene on suusamasin, skijärid, me ei ole kunagi kasutanud. Muidugi, ma sain isegi kahvrit mõlistat, ma teen valesti seda. See teab, minu arust see on siuke masin, et see võiks nagu, rohkem inimesed võiks seda teha, see on siuke räigelt hea. Ta on väga mõnus.
et on siuke väike vaheldus sellele rõule ja siis pluss veel nendele, kellel võib-olla jalad ei kannata igasugust jooksmist ja värki, tihtipeale ongi see, et ma ei tea, mul on mingi põlvevigastus, nüüd ma ei tea absoluutselt mitte mingit aeroobset, sellepärast et kõik aeroobsed on alakeha dominantsed, aga skiijärg, täiesti ülakeha ainult. ja, et sa pead seisma, aga tegelikult need skiijärgid on ehitatud ka niimoodi, et sa põhimõtteliselt seal istuda. Aga järgmine sellest ongi siis kelgud, ehk siis 2 ja 3 on kelgu lükkamine, kelgu tõmbamine. Ja siis seal on, skijärgil ei ole mingisugust raskust, on lihtsalt 1000 meetrit tõmmata, sõitjate samamoodi 1000 meetrit. Raskus ongi siis nullis või? Vaata, seal on ikkagi ju see skaala. See ei ole otseselt raskus, see on lihtsalt see, kui kiiresti see masin põhimõtteliselt pidurdab, et sa võid seda enda järgi nagu sätid selle, mis iganes. Õhutakistus. Jah, õhutakistus ja see masin nagu kalkuleerib selle nagu ära ikkagi, palju sa sinna energiat nagu põhimõtteliselt sisse panid. Aga kui sul on see 10 peal põhimõtteliselt, see lihtsalt kiiremini jääb seisma. Iga tühja vahel, kui sul on see 1 peal, siis ta jääb nagu rohkem. Et siis põhimõtteliselt seal sa tahad seda siukse, nagu sa hakkaksid, seal on 1000 meetrit küll, aga sa ilmselt tahad seal siukse tempoga teha, et sa teed mingi, ma ei tea, 5-10 kitsa teeksid just, sest sa ei taha sellega ennast kohe läbi tõmmata seal alguses. Ehk siis sa ei taha nagu sprintida seal ilmselt, kui sa üksi võistled. Et siis võib-olla selle mainime kohe ära, et me saame seal üksi võistelda, sa saad paaris võistelda ja sa saad ka siis 4 tiimiga põhimõtteliselt võistelda, kus sa jagad jaamasi. Aga paaris võistlus on üks populaarsemaid. Jaa, aga kui 4 on siis kõik nagu jooksjate koos ja siis... Siis on niimoodi, et iga üks võtab 2 jooksu, 2 jaama. Aga see paari oma nagu selles mõttes seal jah, sa jooksed kogu aeg koos. Kes valid? Kes teeb mida, on ju? Partnerina. On seal siis mingi reegel ka, et kui paarised peabki üks tegema 4 ja teine 4 või vahet ei ole? Ise valid jah. Selles mõttes minu arust see on ka võib-olla siuke lisahuvifaktor see, et sa saad nagu seda strateegiat täiega testida. Sa saadki iga võistlus natukene proovida neid strateegiaid vahetada. Te lähete näiteks 2 tegema ilmselt varsti. Mina mõtlesin kohe, et ma teen individuaalselt, kui ma lähen. Et aga selles, et saadki mängida üksteise tugevuste peale ja siis üksi minnes täpselt samamoodi saad ka endal nagu mängida, et sa sead, et võib-olla see suusamasin on siuke asi, mis tõmbab nii läbi. Ma teen selle natuke rahulikumalt, siis mul ülejäänud võistlus nagu normaalselt. Nii, kelgu tõmbed lükkad, siis tuleb. Ja siis tulevad kosmonaudid kõige lemmikud. Aga kelgu peal siis seal on nagu raskused ka muidugi, aga need raskused on võib-olla kuna see vaip on nii erinev enamus jõusaalide vaipades, siis võib-olla on seda raske nagu inimesele nagu selgitada, kui raske see vaip seal võib olla. Aga ütleme, enamus jõusaali vaipad on libedamad kui see Hyroxi vaip. Seal ikka ei liigu nii hästi. Meeste pro lükkamisel on 200 kilo see kelk, siis võib-olla kuskil, ma ei tea, seal, ma ei tea, 24-7 vaiba peal on see võib-olla 250 kilo nagu selles, et sa lihtsalt nagu saaksid sellest. See on koos selle kelguga muidugi, see kelk on ise 50 kilo. Nii, kelgud lükkasime ära. Ja siis sa tõmbad kelgu, ehk siis seal ka näiteks, kui me toome meeste pro on 150 kilo, naistel on mingi 80, mingi 78, mis iganes tõmme. Ja seda sa pead siis selle nagu köiega tõmbama aina. Ja siis peale seda lähed kosmonautidesse, mida on 80 meetrit vaja teha. Ehk siis see kosmonaut näeb siuke välja, kus sa hüppad sellesse kosmonauti kõigepealt alla, tuled üles ja siis hüppad alles edasi. Ehk siis hüppega kosmonaut ja seal ongi võib-olla, ütleme keskmiselt inimene võib-olla mingi 1,5 meetrit, ehk siis ilmselt selle 80 meetri peale peal mingi 40-50 kosmonauti tegema. See on sinu jaoks raske? No pigem, aga eks seal kõik on raske. See on suur mees ka vaata. Ja jah. Aga samas siis võiks öelda, et need teised alad võiks mu jaoks lihtsalt, aga võiks kelk mu jaoks liidna. Ma olen näinud videot, kus mingi tüüp, ta tegi nii effortlessly seda kosmonauti. Ta hüppas nii ilusti, ta käis sealt alla ülesse nagu nii kiiresti, nagu vend bounce'i lihtsalt maast ülesse, hüppe jälle alla ülesse. Et ma ei tea, ennast vaata need kosmonauti tegemust nagu mingi kuradi vigane tuvi enam-vähem üritab seda kuidagi jälle jälle. Mina oma kõverat langan küll. Ma tahaks seda kõrvaldagi. Ma jooksen nagu nii nagu mingi tõmpa. Ja minu meelest see kosmonaudi, ma olen nagu nii palju videosi näinud ka sellest, kus seal kohtunikud ikka võtavad nagu sinu kallal. Et midagi teed valesti, midagi neile selle ei meeldi, kas see siis, ma ei tea, liiga, mida iganes. Võib-olla jah, ma nenditsin, et nagu see tehniliselt on suht lihtne, siis võib-olla kosmonaudid on üks nendest, kus on see tehnika ja reeglid võib-olla kõige rohkem, mida vaadata, aga tegelikult jällegi, kui sa teed need endale enam-vähem selgeks, saad aru, siis see kõik on jällegi loogiline, see on lihtsalt selle jaoks, et ei oleks lihtsalt ebaaus, et ühed roniksid ettepoole põhimõtteliselt iga kosmonaudiga, vaid see ongi nagu reeglid on lihtsalt selleks, et lõppkokkuvõttes põhimõtteliselt kõik reeglid on lihtsalt see, et see ilma kosmonaudita ei liiguks nagu edasi, ütleme lihtsustatuna ja sellepärast ongi seal mingi, ma ei tea, 10 reeglit, et lihtsalt sa ei ründaks kavalalt kuidagi. Ja see tohi mingi, ma ei tea, ala üle lõkke, üle jaanilõkke lühket ei tohi teha, kus sa nagu mingi sammuga hüppad, vaid ikkagi paralleeli jalgadega, ei tohi käsi liiga kaugel panna, aga lõppkokkuvõttes, kui sa nagu pead mõtledki kautrelt, siis see
põhimõtteliselt ongi nagu selleks, et sa lihtsalt ei saaks nagu salaja edasi ilma, et sa kosmonauti teeksid juurde. Aga kosmonaudid on rasked, aga seal ongi see tehnika vahe nagu ongi, et kui sa mõtled tavalisele kosmonaudile, sa mõtled mingile rühmatrenni kosmonaudile, kus sa hüppad alla, hüppad üles, mis iganes, aga seal sul on põhimõtteliselt nagu ikkagist vaba valik, kuidas neid teha. Näiteks ma teen ka siukse nagu, vaatan, põhimõtteliselt tõusen püsti nagu mingi pensionär kuskil hommikul vaata. Aga lihtsalt see on minu jaoks nii palju lihtsam, sellest, et ma ei ole mingisugune atleet, vaata, ma ei ole nagu mingi jõhker sportlane, minu jaoks on ikkagi see võhmaosa on nagu räigelt raske. Ja siis ma peangi neid lihtsalt niimoodi tegema, et mul oleks nagu, pulss läheks põhimõtteliselt nagu liiga lakke, et ma üritangi siukse, rooman seal põhimõtteliselt. Kas sa siis kosmonaudist tuled kohvu niimoodi, et sa paned ühe jala enne või 2 jalga koos, kui sa tuled alt ülesse? Vaata seal, mina, kui ma neid õppisin tegema, siis oli ka, et umbes lihtsam on see, et sa tood ühe jala enne kõrvale ja siis tood teise nagu järgi. Ma teen veel hullem, ma teen põlvega. Ma tulen kõigepealt põlve peale ja siis tuleb tõesti ennast. See on küll abirata. Ma nagu looman üles nagu konkreetselt. Miks ta töötab sulle siis? Ma olen kosmonauti väga vähe teinud, ei oska seda. Üleshüpped on mul endal nagu jooksmatka kavades olnud. Kindlasti hakkan tegema, praegu ei tohi teha veel. Aga need võivad tõesti läbi võtta. Äkki sa peaks siis jooksmatka ajal veits neid kosmonaute ka tegema seal? Ja ma kindlasti hakkan tegema neid, ma olen teinud ka, et meil on siis jooksmatkad nagu 5+5 on kõige populaarsem. Minutit, mitte kilomeetrit on ju? Jah, 5 minutit jooksu, 5 minutit kõndi ja peale igat jooksu siis ongi kas mingi 20 väljaastet, 20 üles hüpet. Võitsin veel midagi, raskusid kaasas ei ole, oma keha raskusi, siis kõnnid natukene. Kõndirattaid ka äkki vahepeal? Sa ikka tahad. Et sellest ma saan aru küll ju, kui sa oled juba seda mingi 2 tundi teinud, siis ikkagi jalg läheb juba lötiks ära. Nii. Kosmonaudid tehtud, kuradi põlv maas üles, mis edasi jooksed. Aga seal võib-olla sellega mida minna, et vahepeal see, et ma ütlesingi nagu see pensionäri tehnika, aga tihtipeale tegelikult see, et sa peadki valima endale nagu kõige parema tehnika ja selle efektiivse tehnikaga sul on võimalik kiiresti, siis näiteks mu kosmonautide aeg selle põlvega, kui sa vaatad selle videost, ma olengi nagu ma ei saaks normaalselt püsti vaata. Aga minust on ka paremaid aegu, aga mul on see mingi 3 minutit ja 12 sekundit ja kõige kiiremal praegu selle põlvel niimoodi terve põlve tegin, aga ma võimalust ongi ilma pausideta lihtsalt rooman nagu läbi seda. Et selles mõttes ongi seal, kes iganes seda proovib, siis võib-olla ei ole häbiasi teha seda nagu mingisuguse lahjema tehnikaga, tegelikult lõppkokkuvõttes võib-olla sellega see liigub nagu kiirelt. Mina olen üldse trennis, üldse spordis praegu ka nagu seda, et nagu igaüks peakski leidma enda tehnika ja see on jõusaad ja harjutustega täpselt sama. Paljud on läinud sinna kanti, et sa pead olema nagu mingi tekstpunkt tehnikaga kõige vähem, aga meil keha on nii erinevad, sa ei tea, mis vigastus tal on, nagu Hawaii üks kõva triatleet jooksis mööda, siis Amore tegi välja, vaatas see jookseb tõmba nagu sina, veits kõverand, tea kuidas jalad on, aga ta on maailma meiste võistlustel on ja ta võidab võistlusi ja värki ja jooksebki veits naljakalt. Teised vennad kõrval jookseb sul ideaalse tehnikaga, mis ongi kuskilt raamatust võetud. Aga ma arvan, et see ongi, et kui sa võib-olla kohtadki mingisuguseid, et võib-olla mingi inimene, kes on võib-olla trenni maailmas nagu alustaja või siis ongi keegi, kes mingi treener, kes on võib-olla vähem kogenud, siis ta ei ole küll piisavalt näinud inimesi, et aru saada sellest, et inimesed on nii erinevad ja on vaja leida nagu inimestele nagu neid mugavusi ja Kas sul on ka treener Hyroxis või sa ise ikkagi nagu teed kõike otsustada? Ma olen ise teinud jah, et ma olen lihtsalt see nerd, kes nagu hakkab nagu hommikust õhtuni kõike nagu uurima, guugeldama. Ma olen selles mõttes neid kursuseid ja kõiki neid asju nagu ostnud ja kõik see, et võib-olla ma olen see, kes läheb nagu liiga sügavale nagu selle research. Aga see on hea. Tänapäeval on seda väga lihtne teha. Nii palju infot on kõige olemas, et see kättesaadavus on nagu nii hea. Ma ei tea, ChatGPT teeb mul asjad ära, aga seda peab kõik mõtlema seda, et see on seda valeinfot on ka nii palju, sa pead oskama ise objektiivselt seda seal nagu sobrada, et kas see on nagu õige asi, need on ju. Et ma arvan, et see infomüra on praegu isegi nagu võib juba minna suuremaks probleemiks kui infopuudus. Et selles mõttes on nagu räigelt hea, et kõik saavad seda informatsiooni, aga siis ongi see, et nagu et seda infot on lihtsalt nii palju, et sa lõpuks ei tea nagu mida teha. Mis on vale. Et siis eks võib-olla seal tekibki see, et lõpuks sa peadki aru saama, et kust sa seda nagu infot peaksid võtma ja kõik need asjad, et vahet pole mis valdkonnas, et see on nagu sama teema, et on ikkagist.
et isegi nagu suur jälgijaskond vahepeal ei pruugi tähendada seda, et sealt nagu välise info tuleb muidugi. jah, et ChatGPT ei saa usaldada alati. Et sa võid sealt nagu saada, minu arust selle nagu väärtus on võib-olla see nagu, üks asi on see endale struktuuri toomine, aga lihtsalt võib-olla see, et ta võib-olla lihtsalt oskab sulle kiiremini guugeldada neid mingeid source ja siis sa vaatadki võib-olla neid source läbi, et mis need source'id on, mida ta kasutas selleks, et ta andis sulle seda infot ja siis sealt edasi saadki vaadata, kas ta võttis seda kuskilt kellegi mingist suvalisest blogist või võttis ta seda mingist adekvaatsest blogist. Nii, kus me jäime? Kosmonaut võtavadki kaua aega sellest. Siit edasi liikuda. Aga järgmine on sõudamasin ja seal on ka 1000 meetrit, samamoodi nagu suusamasina. Ja võib-olla siin ütleme enamustel on võib-olla samamoodi, et võib-olla natukene rahulikumalt võtta. Aga jalgadena? Jah, oleneb. Sa saad ka ise ju nii-öelda reguleerida, kui palju sa jalaga tõmbad, kui palju sa nagu ülakeha tööle paned. Ja puusaga. Ongi võib-olla paljud seal teevad põlvega hästi palju, nagu need läbi puusa ja liigud. Eks on veits rohkem siuke nagu jõutõmbeliigutus, mitte lihtsalt kükiliigutus. Ja veel eriti seal see on jooksuvõistlus põhimõtteliselt takistustega, mitte ta ei ole nagu jõuvõistlus, kui saab jooks vahel on, et siis sa pead nagu mõtlema alati sellele, et kuidas see nagu jooksu säästa. Veel eriti, kui jooks on kehv, nagu mul on jooks on räigelt halb. Ma olen nagu räigelt halb jooksja. Ja selles mõttes, et siis ma pean kõike seda mõtlema niimoodi, et kuidas ma saan nüüd siit nagu edasi joosta normaalselt, eks ma võiks ennast tagasi hoida. Kas sul on nagu selles suhtes, et jooks tõmbab pulsi ülesse ja sa tood endal nagu harjutustega alla või harjutuselt pingutad ikka niimoodi, et on kalanke? Põhimõtteliselt sõltub sellest harjutuse jaamast jah, et seal mõnega saab natukene rohkem lasta, mõnega vähem. Aga eks ta on pigem stabiilselt kõrgel läbi. Palju küll siis 4 Hyroxit teinud, mis sul keskmine pulss on tulnud? Mingi 180. Ma üritan mitte üle 180 aastaga, ütleme, ilmselt on seal mingi 170-180 vahel. Eks ma teen jooksipausi ka, et ma suudan seda nagu kõrget pulssi võib-olla hoida. Hullu, minu esimene maraton oli 194 oli keskmine. 3 aga praegu ma olen järjest rohkem püüdnud isegi nagu võib-olla tagasi hoida, et tunneb, ongi, et ma lihtsalt teengi võib-olla nagu veits kergema effortiga ja tegelikult ongi see nagu läbi poole nagu esimene pool, võib-olla kui sa ennast natuke tagasi hoid, siis see teine pool läheb palju kiiremini ja see ongi see, et sa ei taha ennast nagu liiga tühjaks tõmmata, et võib-olla kui sa seda võistlust vaatad, see tundub seda, et see on lihtsalt hunnik erinevaid sprinte, sul on esimene kilomeeter sprint, siis on suusasprint, aga siis kui sa neid sprintidena vaatad, siis sa tõmbadki ennast kohe läbi kinni ära, tõmbad selle pulsi 190, mis iganes peale, aga kui sa neid pigem vaatadki nagu maratoni jooksu või mis iganes, et sa lähed 10 kilomeetrit jooksma, sa ei jookse kohe kuradi stardis ja sprintima. Et siis võib-olla jah, seda hoida, et siis ma ei ole nagu siuke pulsimaniak ka, nii et sellepärast ma pidingi mõtlema sellele küsimusele, et ma pigem nagu üritan siukse tunde järgi võib-olla panna rohkem, aga eks võib-olla raske on vahepeal tunde järgi hinnata, kui sa oled keset võistlust. Seal adrekas on üleval ja... Et siis kontrollid nagu veits nagu igaks juhuks, aga pigem nagu siukse tunde järgi, et ma ei ole nagu flat out effortiga. Minu alal siis nagu triatlonis me ikkagi peame seda väga palju jälgima. See on nagu nii pikalt ka, nii kui see ongi väga populaarne, mis ma olen ise nagu viga teinud, et liiga kõrge pulsiga söön joon, ja siis on kõhus mulks sellest ja hingati ka ei saa söömise ajal niimoodi. Et lasedki endal nagu pulsi alla ja see, ma arvan, et Hyroxis on ka see, kui üldse treenida, on see, nagu me boksi ajal oma ajal tegelenud, sul on see 3 minutit, lased täitstiil on piirajasse ja siis kuidas see minutiga ennast nagu suudad maha rahustada, see pulsi alla toomise ja mingid harjutused. Et ma ise nagu, kui ma olen nagu mõelnud, ma küll aastaid ei vaatagi sinna kuskile poole, aga võib-olla kunagi nagu pensionieast teen ka. Et siis ongi nagu see oskus on väga oluline. Näiteks ongi, kes jookseb ennast täitsa punasesse, siis kiirelt võib-olla mitte minna kohe sinna harjutusse punaselt, vaid tõmmata korra pulss alla. Seal on ju, saad ju korra nagu ikka. Jaa, selles aeg. Raiskuda lugeda lihtsalt sellega. Ei, sa hakkad harjutust tegema, aga sa alustad igat harjutust ikka korra rahustad maha ennast.
ja sa võid nagu sörkida jaama ka, noh ütleme, et nagu põhimõtteliselt sa võid oma selle enamus sellest kilomeetrist nagu kiiresti joosta, siis täpselt enne jaama sa võid nad kogu maha võtta jooksuga, et ma pean niimoodi tegema ise. Et siis ongi, ja tavaliselt ma joon vett ka nagu räige janu, ma räägin 45 minutit põhis ja 45 minutit jookseb mul väga õige. Vetsus saab ilusti käia seal vahepeal. No sa saad, aga see oleks nagu mõtet ajakulu, ehk siis seal tuleb ikkagi kinni hoida, mul on tavaliselt peale, noh ütleme sõudmise ajal istud seal, siis tunned, et on selline normaalne põhjaks juba, aga seda vett, noh, sa saad seal jaamas vahel juua ja siis ongi võib-olla lihtsalt selle vee joomise juures ma võib-olla jalutangi korra, noh, peale jooksu joon korra ja siis lähen jaama ja siis ongi see pulss võib-olla natukene. Aga noh, eks sa raiskad seal aega, et selle rockzone'i peale läheb, või noh, see ala, kus sa seal transition'id nagu seal läheb ka nagu lõpuks sa vabastad, et sa võib-olla mingi 5-10 minutit veedad seal nagu. Et siis, noh. Mis tossuga sa teed? Mul on jooksutoss põhimõtteliselt, mis on võib-olla natukene tugevam. Et üldiselt ikkagi jooksutoss on seal kõige parem valik. No pigem see ongi põhimõtteliselt jooksuvõistlus, kus sa takistad, et kui sa võib-olla liiga vedela mingisuguse maratoni tossuga lähed, siis sul on kehva nagu mingid a la kelku ja neid mingi poolpoolse asju teha, et ta nagu ujub sul ringi jalas. Aga ikkagist mingisuguse, noh, mingi karbon mingisugune toss, mul on need Nike Zoom Fly 6, mis on nagu lihtsalt struktuuri poolest natukene tugevam toss. Ja tald ei ole ka nagu kõige lödiv, et see on nagu ülihea ja väike gripp on ka. Et ikkagist jooksu mugavus on ilmselt nagu üks olukord. Kõige tähtsam seal, jah. Nii, aga sõudad need ära. Ja, siis jooksid jälle, siis pead sangpomme tassima. See tundub easy. See on easy. Sarnast kärri, jah. Easy. Kõik, kes on jõusaalis põhimõtteliselt käinud, natukene nagu aeroobset teinud, suudavad ikkagist, ma arvan, ühe korraga. Või noh, mul on nagu tüdrukuid ka, kes suudavad ikkagist nagu ühe korraga selle. Mis teil raskused on seal? Naiste Open on 16, siis seal on see süsteem, et on nagu Open ja Pro, ja siis tavaraskused, Pro raskused ja siis ongi see naiste Pro kattub siis meeste tavaraskusega. Siis meeste tavaraskus on tegelikult tugevam naiste raskus üldsegi. Meestel on 24 või 20. Ja, ehk siis see naiste Pro ja meeste raskus on 24. Ja siis on meeste Pro 32. Kui need 20 palju suurest? No on 200 meetrit on see. Et siis seal üritad võimalik kiiresti läbi liikuda, sellepärast, et mida kiiremini sa liigud, seda vähem aega sa pead seda käes hoidma. Kui sa liiga kiiresti liigud, seda kopsu kokku. Ja vaata, kui sa liiga kiiresti sandpommidega jooksed, siis on ka need nagu hüppavad ringi, eks sa mõtled nagu, et nagu õllekast peab päris siuke ühtlane olema. Tihe, nagu siuke pehme tihe, nagu ongi nagu õllekastidega jookseksid ilma, et need vahtu läheksid nagu põhimõtteliselt. Sa üritad nagu siuke stabiilne. See on siin enne jaanipäeva ja õpetused igast kastid hoidlisid ainult. Abi tavaliselt hoidlisid kastidega, võiks kastidega joosta näiteks ja siis pärast pead avama ja ära jooma. No mis see tuleb, vaata, ikkagi vastupidavust on vaja igal pool. Aga idee nagu vaatajatele jaanipäevaks, et teete seda õllekasti vedamise võistlust, võidab see, kellel finišis õllet avades ei hakka üle õhutama. Et see on nagu siuke indikaator. Kõige rohkem pudelis jääb see sõlut siis põhimõtteliselt. See avad. Sest on iga pidi võita, saab rohkem õlut ja õllavad selle bensiini. Ja nüüd hakkad kõik. Ja see prügikoti jaoks ka on ju nagu see, mis iganes meil head naljad on juba nende jaanipäeva asjadega. Aga noh, Vahur on öelnud küll, see Hyroxi kohta ka, et see on jaanipäeva sport. No veidi olen öelnud küll, jah. Ja, tunnistab nüüd elasse. Et no on siuke veidi, siuke kommertsen ja ja kindlasti kõik, noh, ongi, paljud saavad teha seda, tulevadki teemad. Muidugi, noh, nüüd on juba näha, et see inimesed nagu pühenduvad sellele, ongi prood, asjad, noh, see on nagu nii sükseks sügavaks ära läinud, on igasugused ju harjutused, noh, ongi nüüd trennid, saalid, kõik jutud, aga, noh, ta on siuke trendikas, et kaua ta nagu on nagu trendikas. Kas ta jääb? No. Praegu ta on, ma arvan, tõusvas. Praegu on veel tõusvas, jah. Eestis kindlasti. Et noh, Eestis meil ongi sinusugused teevad ja jätkuvalt teevad. Minule meeldivad nagu alad, kus ikkagi võetakse see nagu suuremalt ette, et see ei olegi nagu, et ma nüüd lähen teen ühe ära, okei, mulle ei meeldinud, aga noh, pühenda sellele mõneks ajaks, tee seda, õpi ennast tundma selle ajal, et praegu on nagu värske veel. Praegu on minu silmis veel on siuke jaanipäeva sport, kus nagu paljud lihtsalt tulevad kohale, teevad natukene ja siis postitavad ja siis kaovad ära. Et kui meil tekib nagu mingisugune juba seltskond, kes on, ma ei tea, kogutaksegi, noh, Ironmanis on ju väga oluline see, et palju sa teinud oled, mis su aeg on,
et äkki ta jõuab sinna, selles suhtes, et ma ei ole selle vastu kunagi, nagu mida rohkem liigutatakse, seda ja parem mida rohkem saame inimesi üldse nagu sporti tegema, seda toredam on. Aastaid olen rääkinud üldse, et kulturism ei ole üldse sport ju. Ja, seda olen ainult aastat kuulnud jah, et ma ei ole üldse mingi sportlane. Ja kui Juura minuga nõustus selle koha pealt, siis ma nagu olin ka nagu väga, et nagu hästi, noh jah, sa pead selle ala jaoks trenni tegema, aga see, et laval seisma, see on ikkagi iludusvõistlus. Et see oli kava avaldada. Ei, ma nagu selles mõttes ma nõustun sellega, et on igasuguseid, nagu neid sarnaseid võistluseid on tegelikult väga palju, aga lihtsalt ongi see Hyrox on nagu see, mida põhimõtteliselt kõige paremini turundatud ilmselt ja nagu see kättesaadavus samamoodi, see teebki sellest nagu nii populaarse, aga põhimõtteliselt sarnaseid takistusradu on nagu nii palju erinevaid. Et ja noh, samamoodi võib öelda, et ka CrossFit on põhimõtteliselt trend, aga noh, samas ta on ikkagist jäänud nagu selliseks spordiks. Ja kui me mõtlemegi selles inimeste perspektiivis, siis lõppkokkuvõttes ongi see, et noh, vahet ei ole, kas see on Hyrox või see on mingi muu asi. Oluline ongi jah see, et nagu on mingisugune ala, et isegi kui see tuleb ja läheb, siis ilmselt sellele, noh, isegi kui ta läheb, siis võtab mingi teine asi selle positsiooni võib-olla ära, aga tundub, et nagu uus spordi nagu asi, mis ikkagist ilmselt jääb, on mingisugune nagu takistusraja, mingisugune võistlusvaate, kus sa teed mingeid erinevaid asju. Ja vahet pole, kas see on siis see Hyrox või mingi muu, lõppkokkuvõttes ongi oluline, et nagu mingisugune asi pakub inimestele seda nagu liikumist. Ja lihtsalt selle Hyroxil on lihtsalt lihtne see, et nendel see turundus, kõik see on nii hea. Ja inimesed tahavad ise seda teha, et siis ongi, noh, mõistlik on inimestele nagu pakkudagi seda nagu platvormi siis teha seda asja, mis neile nagu huvi pakub. Räägime kuludest. Ei räägime enne selle lõpuni, mis sa alad kõik. Aga see võtabki umbes sama ka aega. Aga nad nimetame need ära nagu järjekorra ja siis paneme selle kokkuvõtte nüüd ka. Aga ühe asja ma pean veel ütlema siia vahele. Sa ütlesid, et sulle meeldivad need, kus sul on nagu veits võib-olla Ironman, sa teed nii kaua esimesed ala, et võib-olla ongi tänapäeva sellised nagu tähelepanu kiires ühiskonnas. Ja on nagu selline võistlus nagu räigelt hea selles mõttes, et seal on nii palju erinevaid asju. Et siis ongi nagu sul ei hakka igav vaata. Inimesed ei viitsis 10 kilomeetrit joosta, aga samas nad viitsivad 10 kilomeetrit joosta, kui selle vahel on mingisugused harjutused nagu on seal Hyroxis. Ja need harjutused ei ole kõik samad, eks sul ei ole niimoodi, et jooks kosmonaut, vaid need on kõik erinevad ka. Eks see ongi nagu võib-olla sellisele tähelepanu probleemiga ajule on see nagu räigelt hea asi mõttes ja seda neid individuaalseid eesmärke saab ka seal nii palju nagu vahel võita. Jah, ma igat seda ala ju nagu eesmärk on parandada kogu aeg, kes sa treenidki neid alasid, et saaks nagu midagigi. Jah, et võib-olla järgmisel võistlusel lähed, võib-olla su aeg on enam-vähem sama, aga samas seekord sa ütledki, et oi, mul need kuradi kosmonaudid tulid nii palju paremini välja, et seekord suutsin nii palju paremini joosta seal vahel. Ehk siis ta on nagu siuke, goal'ide seadmisest ta ei ole lihtsalt nagu mingi 10 kilomeetri jooks, kus ma tänan, kas ma jooksin kuradi 20 sekki kiiremini või mitte. Seal on nagu rohkem neid väikseid nagu asju. Mulle see mõte nagu väga meeldib, jah. Ja, ei, see on väga hea. Ta on igati hea ja me näemegi praegu igasugused meil siin need vägilase jooksud ja asjad. Kõik lähevad aina populaarsemaks. Keegi ei viitsi seda maratoni joosta, sest et esiteks sa pead nii kaua selleks ette valmistama. Siis see jooks on ise suht brutaalne ja et ongi, nagu sa ütlesid, tänapäeva see ühiskonnas, kus ma olengi rääkinud, et kõik on nii kiire ja kõik tahavad nagu kohe saada. Et ma olen teen kiirelt mingi võistlus ära, siis mul on nagu nii juba mingi muus asi, ma pean minema sinna, ma pean tegema seda. Et see, et keegi suudabki siin enda aastat 6 kuud teha, ma ei tea, Ironmani ettevalmistust või 6 kuud maratoni ettevalmistust ja pühenduda, et seda on raske, aga ma just tahaksin seda ka ikkagi veel inimestele, et see on ka väga äge, kui pühendutaksegi. Iroxisse ka, et võiksid inimesed pühenduda nagu mingi täiega sisse, tulla ja olla Eestis, see on ka ala, meil on alati öeldud, et eestlane on individuaalala inimene. Et meil on siuksed vaiksed omaette rügajad, tööloomad, et need on alad, kus me võiksime nagu, me tegelikult on ju seal CrossFitis on ju ka neid päris heal nagu kohal inimesi, kellest väga vähe räägitakse, meil on seda korvpalli ja jalgpalli juttu on nagu Delfis nii palju, inimestel võiks ja pallimängud ja ralli ja that's it põhimõtteliselt. Ja mõtlen nagu üldse sportides, et nendest kuludest ütleme, et ühe Hyroxi pilet on mingi 120 €, ütleme, see ei ole ainult kogu kulu, sa lähed sinna Lätti, sul läheb mingi 5 sotti maksma, see paneb palju sa seal pärast pidu paned, palju sa neid 70 € pumasärki seal ostad, mida sul ilgelt vaja on. Aga lihtsalt, ma tahan Ironmani teha, ma pean põhimõtteliselt järgmised 6 kuud iga, ütleme, mida lähemale võistlus jõuab, seda
pikem trennipäev mul on põhimõtteliselt, ma teen hommikust õhtuni mingi hetk seal trenni onju. Sa pead käima ujumas, sa pead käima rattaga sõitmas ja siis jooksmas onju. Siis sul on kalipso, sul on ratas, sul on kõik. Sa tahad rattaga sõita või selle ralliautoga sõita, mõtle, mis kulud seal on. Sa tahad korvpalli mängida. Ma ei viitsi pühendada järgmised 10 aastat selle peale, et teada saada üldse, kas ma üldse saan mingisse korvpallitiimi vaata. Aga seal on põhimõtteliselt see, et sa saad ennast sellele võistlusele sisse osta ja potentsiaalselt nagu kohe isegi saada maailma ütleme, et sa oled nii hea, et sa said selle esimese koha põhimõtteliselt oma vanusegrupis ja sa saad kohe sinna maailma championshipsi, ehk siis põhimõtteliselt sa saad selle 120 eurose piletiga põhimõtteliselt, kui sa oleksid tegelikult hea sportlane, kohe see on nagu sinna eliitidesse, et see nagu, see sisseostmine on nii palju lihtsam sellesse võistlusesse, et sa saaksid olla nagu maailma tasemel atleet põhimõtteliselt. Ja nad on tegelikult üpriski odav, mõtled, et okei, see regamistasu mitte midagi tegelikult ei maksa. Vähe on ju. No jooksuvõistlus on, Tallinna maraton mingi 75 euro ja ta mõtled seda. Ja palju Ironmani pilet on, tead või? Mingi tonnist on ju. Jaa, 9 sõitjad. Mida? Vabandust. Lühike on kuskil 253, see oleneb, millal sa ostad selle. Läheb ajas, oota välja. Aga crazy. Ja ma ütlen, et Vahur teeb nüüd oktoobris USA-s, see on see Ironmani pilet. USA lennud, majutused, ratas sinna, kõik su pass, kõik su kalipsod, värgid, särgid, möllud on ju. Ratas saab kaduma vahepeal. Ja võib juhtuda, on juhtunud inimestel väga palju on ju. Ja jumala perses ja mõte, meil on korra olnud nii, et kui lähme Hispaaniasse võistleme ja vennal on käiguvahet keset võistlust nagu otsad on ju. Ja see on põhimõtteliselt kogu see effort, kogu see raha, kõik on nagu tunda. Mingit tulemust, mitte midagi. Et sa oled mitu tonni panda magama selleks, et tulla seal keset võistlust niimoodi ära, et No see on jällegi siuke, ongi, et kas sa jällegi minu, see on siuke mentaalne jällegi koht, kust nagu üle tulla, on ju. See hetk, kui ma olin seal kuskil maanteel lõõmava päikese käes, see ratas on ribadeks, on ju. Siis mul oli küll no more, on ju, ma viskan see ratas ja salma, on ju. Kuradi, võtan siin mingid cervezad ligi, on ju. Mida ma tegin, need olid mu elu viimased cervezad seal. Et siis jah, aga natuke mõtled järgi ja okei, jälle mingi katsumus on ja siit tegelikult peaks läbi suruma ennast. Aga ütleme, kui sul ei oleks seda elu suhtumist, sa ei teeks elu sees Ironmani. Üle ühe sa ei teeks elu sees, kui sul ei oleks seda suhtumist selles mõttes. Seda on vaja, aga meil on vaja siia ühiskonda ka seda, et nagu kes ikkagi nagu sellest läbikukkumistest läbi tuleksid. Failure on ju see koht, kus sa õpid nagu kordades rohkem. Kui sul kogu aeg konstantselt natukene nagu paremaks lähed, siis nagu see on ka, kui korra paned mingi rämsa paukus, oled päris hull, et kui sa kogu aeg sa lähed üles ja siis sa kukud nagu esimest korda hästi kõrgelt kohe. Parem nagu mul ka öelnud, et see kukkumine, tõus, aga jätka kogu aeg nagu vaikselt. Eks seal Aeroxis võib ka sul ikka määnata oma jala väljagi poole võistluse pealt. Lihtsalt kindlasti viiakse ka kanderaamil inimesi ära, kes seal, ma ei tea, ongi mis kohtadel juhtub, selle üldse õnnetusi vist ongi nagu jooksu ajal pigem? No ilmselt küll jah, aga ütleme jah, ta on pigem ongi siuke mingi väike ankle või mingi võib-olla keegi nagu, ma ei tea, on nii dehydrated, et kukub seal kokku siukest, aga siukseid nagu mingi, et seisin kilditunnistuseks mäest tava rattaga pauku paned, nagu siukest riski nagu otseselt ei ole. Jah, surmasid on ikka Ironmanidel olnud. See sama võistlus, kus ma katkestasin vahetult enne seda nägin pealt, just siis meedikuid polnud veel jõudnud, aga 2 ratast võtab end kokku ja 1 sai surma. Et sa oled Aeros seal nii teemas ja seal oli rada tehtud millegi pärast osates kohtades suhteliselt kitsaks ja väike kokku. Veel eriti, kui sa sõidad nagu 3 tundi järjest, ma ei kaua seda rattaga sõidad, aga et sa sõidad mitu tundi järjest, on ju, ja siis sa oled lihtsalt nii selles tsoonis sees, et sa võib-olla ei jõuagi reageerida, sest sa lähed kuskile, ma ei tea, lapsepõlve traumudesse sisse kuskil oled seal. Iganes kohas. Aga jällegi siis mõelda, et see Aeroxi sisseostmine on nii lihtne võistlusesse ja võib-olla sealt tuleb nii palju inimesi, kes tahavadki pärast igasuguseid uusi challenge'id saada. Aga lihtsalt sellel inimesel ongi vaja esimest lihtsalt asja, kui ta näeb, et tal mingi kuradi iga sõbranna, õde ja ema on seda juba teinud, siis ta näeb, et okei, see on normaalne, ma lähen proovin seda, teeb selle ära, siis ta hakkabki mõtlema, et okei, mis see järgmine asi võiks olla.
ja võib-olla sellega ta jõuabki seda Ironmanini. Et ma ei ole ka mitte kunagi olnud nagu võistleja, mul siiamaani ei ole nagu seda võistluse hinge võib-olla sees, mul on suht savi nagu. Sa teed for fun nagu asja pigem. Seda on nagu raske paljudele inimestele nagu selgitada, aga mul ongi nagu, okei, ma tahaks ikka nagu ennast nagu paremaks teha, südames ja lõppkokkuvõttes ikka mind huvitab, aga nagu ma ei pane endale sellist pressurit teha, et ma nüüd hakkan nutma, kui ma kuidagi esasi. Ja kujutasingi ette, et see ilmselt ei ole see vend, kes nagu jõuab finišisse, siis vaatab, et mingi 5 sekki kehvem aeg ja siis hakkab lammutama seal mingi asju loopima enam-vähem. Kohtunik raputama ja ikkagi fotofinissid ja nõnda. Ja fotofinissid, jah. Aga jah, ma arvan, et see nagu saab olla see gateway nagu. Ei, see platvorm on väga nagu hea. Juba natukene olen mingit sporti teinud, lähed katsetad. Aga jah, mulle meeldiks, kui meil oleks sellised püsivaid tegijaid ja kes jõuaks tippu ja pühendumist on meil, vaata siin selles kiires maailmas vähe. Ja see on nagu kõige suurem probleem niisama jõusaal klientidega ka vaata. Paljud on nagu see, et tulevad, teevad minna ja siis on jälle midagi juhtub, siis on jälle väits kadunud ja siis kas tuleb tagasi ja siis ongi need jood ja. Kuigi just, kui sul midagi elus juhtub, siis see sport on ju see asi, mis neid hoiab nagu... Päästab. Minu elu on siin korduvalt päästnud igasugune spordi... Füüsiline aktiivsus üldse. Et füüsiline aktiivsus võib ka vinastada väga tugevalt. Et selles suhtes jah, ta on äge. Ise ma ei taha seda nüüd öelda, et kas nüüd nagu taandarengu eest, nagu ma olen praegu pühendanud ennast ikkagi veel mõneks aastaks sellel täispikal Ironmanil. Mul on seal, üldse kui ma, mis oli 2019, kui ma sinna Ironmani asja vaatama hakkasin, ma panin kohe enda. Ma tahan lühikese alla 5 tunni ja siis pika alla 10 tunni ära teha, siis ma vaatan edasi, see on nagu esmane eesmärk. Siis juba tuli see, et okei, et 10 tundi on reaalne, et tuleb mingi aeg ära ja siis tahaks ikka Havaile ka saada. Tahaks sinna surema minna. Siis kui pealt vaatan, nüüd seal käidud oli, siis korraga see tunne, et ei taha äkki ikkagi. Aga kuidas sa sinna ekstreemipileti saad, nagu põhimõtteliselt mingi oma selle lõpuajaga saad kandideerida? Hawaii on siis nagu maailmameistrivõistlused. Okei, ma mõtlesin. Ja iga võistluse eesgrupi eesotsast nüüd on nagu aegadega. Sul peab olema hea aeg, ja ma olen vaadanud, et kui ma siin paari aastaga natuke progresseerun ja 40-44 vanuse grupis on nagu parem šanss mul saada aastat sinna minna. Et jah, ja siis sa saad selle võimaluse sinna minna võistlema ja see kulu on ka seal juba nagu meeletu. Nagu teame, et see on ka nagu business ja sa saad seal võistluse lõpus saad seal pääsmas, sa saad kohe selle välja ostma. See on vist mingi 1500. Selle nagu sinna on ju. Sest seal on nii palju inimesi järjekorras lihtsalt, et neil on põhimõtteliselt kohe. Ja kui sa ei osta, siis pakutakse järgmisele lihtsalt. Et kohe nimekiri nagu kokku saada praktiliselt. No me ju oleme seal arvutanud peale võistlusi, kui see sama Hispaanias olime, et kui palju seal neid slotte välja jagati, kui palju selle eest osteti. Seal ju samamoodi lähed iga võistlus ostad seal särgi, pusa, mütsi. See ekspoalaliga. Ja siis ongi see, et pärast palju nad nende slottidega raha teenivad, aga jällegi hakata kõik asju mõtlema, et see on kõik on äri, ja vahet seal on. See platvorm annab ikkagi inimestele nii palju võimalusi Ironmani stardis vaadata, kui palju seal erinevaid inimesi on ja sa oledki seal rahvamassi sees, kõik on närvis, vaatad neid inimestele otsa. Miks ma peaks, kõik me oleme siin ühes selles, et see on nagu, ma tunnen seal ennast palju mugavamalt, kui ma lähen sinna lauluväljakule mingisugusele peole, kus on nagu, siis mul tuleb ärevusehäire ka. Et seal rahva seas ma ei taha olla, aga seal kuskil stardijoonel või kuskil, kus on nagu, sa näed, et inimestel on mingi siuke hirm, aga samas ka mingi lõke põleb seal. Et ma arvan, et see sama see ärivad, paljud inimesed ongi selle harjutustele ka kurjad, pingid enda võistlustele kui kurjad, nii palju raha. Ja siis ma tahaks näha, et see sama inimene läheks ja korraldaks selle sama võistluse, prooviks selle kõik ja lõppkokkuvõttes nagu normaalne, et see on äri. Ja see äri lähebki suureks, sellepärast, et see äri pakub nii paljud inimestele väärtust ja see on normaalne, nad saavadki küsida palju raha sellepärast, et see pakub inimestele väärtust, nad ei rööbi, nad ei sunni kedagi nagu seda ostma selles mõttes. Ja see, et need ärid seda pakuvadki inimestele, seda võimalust on ülihea ja selle inimesel on täpselt samamoodi vahepeal mõtled, tavai see, ma ei tea, võistlusele minek maksab 5 sotti. Aga samas, kui see 5 sotti investeering aitab sul läbi terve aasta, motiveerib sul treenida, siis mitte ükski kuradi
mingi muu asi ei anna sulle nii palju motivatsiooni, sa võid toidulisandeid selle 5 soti eest osta, sa võid uusi trenniliideid selle 5 soti eest osta. Mis iganes sa ostad selle 5 soti eest, see võistlus võib anda sulle selle nagu räige motivatsiooni ja mõtle, kui sa iga aasta suudad, panedki 5 sotti selle võistluse alla, aga terve iga aasta sa käid selle eest nagu nii-öelda motiveeritud trennis, siis see maksab sulle kõik tervisega ja kõige sellega tagasi nagu. Et see, et mingi asi on nagu äri, ei tee seda minu arust kohe nagu halvaks. Ma arvan, et sina võiks olla küll see vend, kes isegi Eestis ju korraldab Hyroxi võistlust. Sest meil ju Eestis ei ole. Soomes, ma ei tea, Riias, Leedus, Poolas ümberringi nagu on ja Rootsis, aga Eestis ju ei ole kedagi, kes veel nagu... Eesti on nagu kohati spordivõistlus. No okei, Eesti on selles suhtes nagu Baltikumis natukene Ironmani koha pealt on nagu konkureeriks, sest meil on ju päris pikalt olnud siin nii täispikk kui lühike. No lihtsalt Eestis selle rolli hakkas korraldama. Aga Eestis meil ei ole sellist inimest, kes on veel võtnud Hyroxi näiteks. No küll ta tuleb. Sest võistlejaid tuleb nii palju, mina näen oma tuttavast, kus ka inimesed aina rohkem hakkavad seda tegema. Siin on pead kokku, et ma näen nagu seda katmata kohta, et ongi võib-olla need like-minded inimesed, kes teevad neid Hyroxeid, pannagi väike ümarlaud ja istuda, rääkida, panna plaan paika, uurida siis ma ei tea, Hyroxist sellest korporatsioonist, et mis see nagu tähendab meie jaoks nüüd et me tahame selle filiaali siin võtta oma kätte. Nad vist käivad ise nagu neid tegemas siis põhimõtteliselt minu teada ja siis ongi, et eks nad kindlasti näevad seda statistikat, palju Eestist võistlejaid igal pool käib ja ilmselt nad näevad seda potentsiaalset nagu klienti, kes kõik kohal lendab, sest igal Hyroxil sa ikkagi ei võistli kohaliku inimesega, vaid sa võistled üle maailma. Mul oli Tais oli Bangkokis oli võistlus, nad räägid Austraalias, igal pool on seal, et ilmselt nad näevad seda, aga ma arvan, et see venue probleem on ilmselt Eestis. Ehk siis see peab ikka suht suur venue olema, sa mõtled, neil on need võistlusala, siis on see mingi partnerala ja kõik need asjad. Kas see, mis kuradi areena meil on seal, Olipet või? Sinna ei mahu või? Et põhimõtteliselt seal Varssavis oli tegelikult selle Janka staadion, aga kui sa mõtled, nagu Eesti ilm on nii räige risk, et see peaks olema nagu, seal oli see kinnine staadion nagu selles mõttes. Et seal oli ka kohe näha, et meil oli ikkagi see veits ruumi puudus. Kergejõustiku hallid on meil ju, kas seal sinna ei mahu ära või? Ma arvan, et see on väike jah, et ta on ikkagi, ütleme võib-olla mingi messikeskus või mingi Unibet need, aga ma arvan, et ka need vist ilmselt ja muidugi suure tõenäosusega, kui see tahe oleks väga suur, siis selle saaks teha, sest osades riikides minu arust kuskil Mehhikos või kuskil on üldse kuskil nagu kohati õues nagu see jooks ja sa saad neid varjuolusid panna. Ilmselt kui nad näevad, et see turg on nii suur, et siia tuua, ma arvan, et nad siis ilmselt selle lõpuks ka toovad. Mõtlen Roga keskused oma jooksu ära ja tagasi sisse ala tegema ja vainutna. Kõik on võimalik, et äkki tuleb. Harrastajad tuleb juurde. Aga Ammonia peab ka siis võtta ise see kaasarollil, aga naistest tule, sul on... Ei, mul võib ideid olla, ma ei ole suur organiseerija. Ma võin nagu öelda, et kuule, see oleks hea mõte, vaata, tee ära. Et mulle ei meeldi stress. Ja ma tean, et igasuguste asjade nagu organiseerimisega kaasneb alati meeletu stress ja vastutus. Kõige hullem on see, sa oled valmis ennast, ma ei tea, pool aastat näljutama, et lavale minna. Jaa, see on stressi. Ma arvan, et Janko peab mõlemad tõustuma, et see on nagu kordades hullem. See on väga easy. See on nagu see, et mina vastutan ainult üksinda nagu selle eest, mis saab, aga kui ma hakkaks mingit Hyroxi võistlust korraldama, siis minu peale kukub nagu nii suur vastutus, et kas see üritus õnnestub nüüd või kõik läheb perse ja kui läheb perse, siis vaadatakse minu otsa, et nagu mida sa tegid. Nii, aga kui sa ikkagi hakkad võistlema ja tood sellega veel suuremalt seda, et siis vaadatakse, et Eestis kasvab kogukonna kasvatamise mõttes. Aga eks neid Hyroxi neid üritusi ja asju ongi, neid trenne tuleb juurde. Me tegime ise mingisuguse väikse siukse testvõistluse läbi ja koos koolitusega ma nüüd tahtsin tulla küll, aga... Et eks neid saab vaikselt teha ja näha ja eks võib-olla nad näevad, et see kohalik huvi on nagu võib-olla suur. Ma olen nendega paar korda rääkinud ka sellest, et neil on nagu huvi seda siin edendada. Aga eks nad ise näevad võib-olla seda statistikat palju Eestis on ja ma arvan, et Riiga läheb ka ikka palju inimesi Eestis ja Soomes käis ka nagu selles mõttes. Ma arvan, et nad üks hetk saavad aru, et nad teevad täpselt samasuguse süsteemi nagu Ironmanil on. Et nad ise ei korralda. Et nad jagavad laiali seda. Jagavad laiali, näe. Sina oled meil siin Eestisse korraldaja ja meil on siuksed asjad ja okei, maksab meile nii palju raha. Paned ise, sa võid need bännerid panna, värgid, särgid nagu
nii-öelda McDonaldsil on ka ju, see on frantsiis on ju, sa no ma mõtlen jällegi nagu see, et okei, mis sul selle Ironmanil vaja on, sul on vaja kohta, kus ujuda, sul on vaja kohta, kus joosta ja kohta, kus ratas sõita. Sul ei ole nagu suurt mingit nagu equipment'i vaja, aga seal Hyroxil sul on kõiki neid asju vaja. no sul on neid sõudergomeetreid, suusakaid, kelke, raskuseid, kõiki vaata. ja, aga sa ei pea pool maakonda kinni panema. ei no jah, aga nagu nii räme tavaar, et ma tahaks näha seda inimest, kellel on siin võtta see kogus neid asju või neid kuskilt ma ei tea kokku ajada. Palju seal neid sõudekaid näiteks rivis on või kuidas see üles ehitab? see on väga palju. räigelt jah, ma mõtlen just see, üks asi on veel see nagu see, et see standardile vastaks, sest see teine asi on nagu ka see, et nagu okei, see Ironman vastab ka selles mõttes standardile, aga ta on nagu, kuna ta on veits ikka pisemalt, siis sul on natukene raskem teda panna võib-olla sellele standardile vastama, pluss nende kiipidega võetakse aegu, mis iganes, aga võib-olla jah, see organiseerimise pool on ka nagu võib-olla natukene keerulisem, et ta nagu vastaks nagu sellele standard, siis on nii palju asju nagu. Aga jah, ma ei teagi, palju seal neid sõudikaid reaalselt, ma olen mingi 100 tükki ikka, no selles mõttes ta on ikkagist mingi 50-meetrine rida, kus on lihtsalt nagu järjest kuradi sõudekad. Kas üks asja ei saa olla, et oled jooksust ära ja kõik sõudekad on täis või? See on mingi paar korda vist on juhtunud, see mingi, seal Londonis on minu arust see mingi väike venni või siis seal on nagu see vist juhtunud, aga see, no lõpuks pannakse sul see ajale peale nagu tagasi see, et sa ootasid seal. Kas, seal on siis niimoodi, stardist ju ei lasta mingi kogu armada, seal on samamoodi mingi rolling start ja iga 10 mintsa tagant läheb mingisugune uus punt peale ja siis seal pundis ongi võib-olla mingi 20-30 inimest ja siis sealt tunnelist läheb. Ehk siis vahepeal, nagu näiteks ongi, kui see tabelise võistlus peale tuleb, siis seal on nii räige rahvamass peal ja siis vahepeal tulevad võib-olla need tõsisemad, need lendavad ka peal, ma kuradi ninaplaastrite ja asjadega. See ongi need nagu, sa nagu ma rahulikult kruisin seal, ma räägin juttu inimestega, kui ma jooksen. Näiteks nad minuga tahavad juttu rääkida või tahavad, ma räägin. Ja see tõmbab sul pulssi alla, see on tegevus, mis sul meeldib. Ja siis, jah, täpselt jah, ja siis seal ongi vahepeal just keegi jookseb sisse sulle, sellepärast need on, veel tõsised vennad tulevad peale. Aga jah, see vahepeal läheb väga nagu rahvarohkeks. Aga üldjuhul sa ei pea nagu jaamas ootama. Võib-olla see on häiriv, et sa pead võib-olla vahepeal ridu vahetama, kui sa teed mingi purblisid asju, keegi jääb sulle ette, siis jälle vaheta rida, keegi jääb sulle ette. Ja jooksu ajal samamoodi, kui seal ikka liiga palju inimesi on, siis võib-olla see jooksmine muutub natuke ebamugavaks. Aga arvestades, et seal mingi paari päeva jooksul mingi 15 000 inimest võistleb, siis on see ikkagist nagu suht hästi. Keegi ei maksa mulle raha, et ma ütleksin seda. Ma ei saa mitte mingit kasu sellest. Aga reaalselt nagu arvestades, kui palju inimesi seal on, see ikkagist suhteliselt hästi organiseeritud ja põhimõtteliselt ikkagist saad enda jooksutempoga, nagu päris tempoga joosta, mitte ei ole nagu, ma ei tea, mingisuguse ühistardis kuskil jooksul, kus sa põhimõtteliselt esimesed, ma ei tea, paar kilomeetrit sa ei saagi nagu... kõik on seal kuradi... No kui see asi ei oleks hästi läbi mõeldud ja organiseeritud, siis ta ei oleks nii populaarne ka. Et nad on selle pannud kuidagi hästi purki paigas. Ja siis nüüd lähebki see edasi. Võib-olla alguses nad straglisid ka kuskil tegid seal USA-ga kuskil külades neid perdekukkud võistlusi, kus nad kõik peilis enne. Aga... 2017 aastal Hyrox üldse nagu algas või? Ja see on Saksamaalt üldse. Ja. Aga jah, et sa mõtled ka, et need venued on ka tegelikult ju erinevad, see ei ole kogu aeg nagu täpselt sama plats, aga see on ikkagi suht võrreldav, et mõnes venues on see, et nagu natukene parem võistleda, aga see ei ole niimoodi, et nagu ühes venues on mingi 10 minutit parem ja teises on kehvem, pigem siuke võib-olla veits on lihtsalt mõnes. Nii, teed sõudergomeetri ära. Vahepeal liikud asjamisega. Farmus-Kärri. Ja siis on väljaasted järgmine peale, jooksed vahepeal muidugi kilomeetri jälle. Jood vett vahepeal, räägid juttu jooksul ajal inimestega ja siis teed väljaasteid, ehk siis väljaasteid on 100 meetrit ja seal ongi 10 kilo on naistele, naiste pro 20 kilo, meeste tavaliselt 20 kilo ja siis 30 kilo on meeste pro. Ja 100 meetrit pead astuma, põlv maha ja siis täitsa sirgeks, põlv maha täitsa sirgeks. Minu lemmik. Ma panen nii toorad need väljaasted, et ma võiks kõik need 8 jaamaid väljaasteid teha, mul oleks väga isi. Aga selleks hetkeks on sul 7 korda joostud, nagu selles mõttes 7 korda kilomeetri jooksnud ja oled neid teisi alasid teinud, et siis ta on nagu natukene raskem kui väljaaste. Sul on täis juba, kindlasti. Eriti see, et sinu lihas on, sul on oma keha peale väga palju seda lihast, mida rohkem on sul seda lihast, seda rohkem ta läheb ka nagu täis. Ja seal sa kannad kaasas seda. Ja seal sa tunned ka seda, kas sa jäid õigesti vent ja selles mõttes see on see, kus need krambid ja värgid tulevad, et mul on mitmel võistlusel nagu krambid tulnud seal. Väljastas just. Ja siis pead nagu läbi nende krampide kuidagi seda
paneb just vee esiosas nagu. Aga sa võtad keset võistlust siis mingi keeli ka või? Keeles, ma see veejaamast tiksun ka päris palju. Et ma käin seal, joon vetkoed peale ja siis keele. Ma olen harjutanud ka nagu erinevaid. Nüüd mul on siuke 2 on siuke keskmine. Strateegiaid erinevaid ja no toitumisstrateegia on väga oluline. Mida pikem võistlus on, mida rohkem sa kulutad, on. Ma ei imesta, kui seal juba mingid soolad ka teil mängu tulevad. Nagu meil on ikka, pead täpselt ajatama oma soolade võtmisega ära. Ratta peal on see söök, meil on teine ala või noh. See on eraldi ala, jah. Et vaadadki seda, ongi kõik küsivad, 5 tundi sõidad ratast, milles mõtled seal, sul ongi kogu aeg vaatad, kell on see, võtan veits rahulikumalt, söön, võtan keeli, võtan soola, äkki säbki A-joogipunkt tuleb, üritad selle pudeli normaalselt kätte saada, et sõidu pealt enne, et matsu ei pane. Aga kus seal vetsus käid? Pead vees ära käid? sa lased täis ennast. Vees käid ära, ratta peal saad lasta. Mina Barcelonas käisid esimest korda Barcelonas, siis kuna seal oli see tormine ujumine, jäin seda merevett nii palju sisse, siis peale mul oli poole ratta peal juba siuke, et ma lasen situn täis ennast nagu reaalselt. Inimesed on täis situnud ka. Aga nii kui vahetusalasse jõudsin, käisin elu kõige kiirem sittumine. Perse ei jõudnud sinna vastu minnagi, kui juba tehtud ja jooksuajad saab ka ennast täis kusta, aga see ei ole nagu lubatud. Ja sa pead seda hästi vaikselt tegema, et keegi saaks aru. Aga iga joogipunktis on vett saavus. Okay. No jah, selles mõttes sulle endal ka halb nagu selles mõttes. Ma ütlen, et sa oled nagu see kõva vend, vaata, kes lased täisima, et sul on endal on nii ebamugav jätkata seda nagu. Selles mõttes sul on igat pidi ebamugav, aga lihtsalt see võib-olla see hõõrdumise aspekt ja kõik see läheb nagu nii hullem. Kurat, ei saa higistad nii palju seal ja sul on kõik vaseliiniga nagu määritud on ja ma arvan, et su keha on, lased selle vee nagu nii puhtalt läbi, et see uriin isegi ei haise. Et see on lihtsalt põhimõtteliselt nagu... Või higi kõrval ei haise. No jah. Eks see ole nagu nii igatepidine hästi, oled seal juba nagu nii õõrub ära. Sellest ei pane üldse nagu midagi tähele. See väike piss seal väga ei märgi tähtsust, aga lihtsalt juba see tihtipeale nagu see, et see isegi mõtt tule selle peale. Sul peab nagu midagi kuskil ongi, kas sa oled liiga palju söönud, liiga palju joonud enne see. Aga kui sa oled ilusti ennast ette valmistanud, äkki siis on nagu fine. Ja ette harjutanud seda kõike, on ju. Jah, ongi trennides, pikkades trennides saadki aru, palju ma tohin juuma, kuidas ma ennast tunnen. Saa minna selle loksuva kõhuga. Aga kuna mõne inimesele juba mingi siuke närv ja võtab selle põhja alt ära. Ma käin ju ka ennem starti käid iga 5 minutit tagant kusagil ja vees üritad ka ennem lõppu ennast nagu tühjastada. Ratta peal ühe korra vist olen suutnud nagu, see asend on ka seal siuke, et see ei ole nagu meeldiv tegevus, et pigem nagu ikkagi harjutad ennast niimoodi sisse ära, et sa ei pea seda tegema. Et kuidas ennast ongi, see on see ninesala, kui see enesetunne piisavalt hea oleks. Aeroks õnneks on ju ikkagi seda teed tunniga ära. Sellega on nagu mängida, lühike aeg. Maraton ka, mina jooksen seda 3,5 tundi tänasel päeval. Et seal ka ikkagi ju tuleb ka seda kuseda, lõpuks on päris juba tumine, aga... Aga jah, selles mõttes on erinevad spordid, et jah, et põhimõtteliselt tegelikult seal aeroksi ajal, ega sa ei peagi midagi sööma, see on nii lühike reis, et sa põhimõtteliselt sööd enne lihtsalt normaalselt ära ja sul ei olegi vaja. Aga võib-olla seal tekibki see vaadates ikka nagu võib-olla suuremad inimesed, et ma arvan, et nii suur olema, aga selles mõttes, mida rohkem sa võib-olla pingutad seal, siis sa võid endal kiiremini ennast varudest võib-olla läbi lasta. Ja võib-olla lihtsalt see magus maitsevad võib-olla selle stiimuli sulle ja kõik need asjad tulebki lihtsalt katsetada. Et ma arvan, et kellelgi ei jää nagu võistlus tegemata sellepärast, et mingi poole pealt ei pannud seda keeli, et ta sellepärast jää, tulebki ise nagu testida ja mõnel ta ei saagi seda keeli panna, sest ta tõmbabki põhja alt ära, kui ta seda keeli paneb ja siis... Isegi sul on juhtunud keeliga, ja mul on mega suhkruga keelid ei sobi. Aga sama Snickersi söömine nagu toimib, on ju? Mul oligi Tallinna Ironmani, ma tegingi puhtalt, mul oli rattas ainult 5 Snickersit kaasas. Ja tegin ära ja päris okei oli isegi nagu. Et jooksul nagu nii hakkad Coca-Colat jooma, see on juba põhimõtteliselt nagu keel, ja kui nagu
muidu elus seda suhkrut nagu nii palju sisse ei aja endale, siis sa saad selle litaka nagu seal. Aga mul jah, Varssagi võistlusel oligi see, et polnud ammu nagu seda just selle brändi, mis kunagi sponsoreeris. Keele ammu võtnud, onju. Ja mul oligi mingi 40 kilomeetri rattal tunnen ka. Okei. Ja siis olin ülejäänud aja lihtsalt nagu vee peal jooksun ka. Aga jällegi. Lühike on nii kiire ja see 5 tundi kannatad ära. Eks see ole, palju sa oledki seda vett joonud, vaata, mõni võrdus selle keeli unustad tulla selle vett peale ei juua ja kõik need asjad ka tekitavad seda ebamugavust. Jah, see erinevad brändid oma ka, et poes sa vaatadki neid keeli nii palju, millise ma võtan, aga võib-olla ongi see, et sa lihtsalt testid neid erinevaid. Sa tead, mis sulle sobib. Mulle sobivad need, kus ongi nagu seda mahtu on võib-olla natukene rohkem, et ma olengi selline nagu veejooja kogu aeg ja kõik asjad, et siis need nagu suurema mahuga nagu on nagu justkui paremad minu jaoks, need, mis on nagu veits nagu kergemini lähevad. No praegu olen ka leidnud enda jaoks väga hea keeli. Just nüüd võin reklaam. Maurteni kofeiiniga. Sponsoreerivad siin ikka? Ei. Ei sponsoreerivad. Need mulle sobivad. Mõnus süke suutäis ka. Maitse. Spordikeelides palju seda maitset ikka taga ajada. Tõmbad selle kordi istades käpelt sisse ja mul nüüd selle viimase maratoni peal sain aru, et see ilusti töötab mul. Praegu ka trennides hoian seal kogu aeg sees ja lähen võistlema ka nende samade asjade pealt. Ja hind on ka selles mõttes väike määra, sest kui sa mõtled, et sa neid testid, ütleme, kui sa treenidki sinna, sa ju igas trennis paned mingi paar tükki neid ära, siis et see on ikka, kui see 3 euri maksab või see euro maksab, see on nagu nii õhker vahe nagu selle mingi kuu lõikes, mis selle mingi asjad on läheb. See Snickersi 60 senti. Jah, kuskilt tulegi realiseerib. Jah, kuupäeva ületanud, jah. Et Snickers on nagu selles suhtes minu jaoks nagu üle ootust nagu hea asi, sest okei, seal on suhkrut ka, on šokolaad, aga ta on nagu toiteväärtus nagu väga hea. No see rasv natuke vaata aeglustab seda imendumist, on ju, et sa saad päris pika aja jooksul seda energiat kätte. Ja ei, no jooksmatkadel ongi see, et ma võtan ka Snickersi kaasa kõndimise ajal, söön selle ära. Isegi see pisike Snickers annab mul selle täiskõhu tunde, ma saan sealt päris palju energiat ja saan nagu rahulikult edasi teha. Et kui mul on üks 3-tunnised trennid või ratas ka, teed pika ratta, siis vahepeal sööd Snickersit. Kuule, aga välja astetes ütleme, et jääd elama, mis edasi? No nii kaua mõnel lähebki välja astetes. Reaalselt. Aga siis jälle jookseb, viimane jooks ühesõnaga ja siis tulevad need kõigi lemmikud, peale pulpid ja kõigi lemmikud, need pallivisked siis wallballsid. Ehk siis, kus sa pead siis läbi kükki viskama. 100 korda. Ja siis, naistel 4 kilo, meestel, ei naistel 6. Naiste tava 4, siis naiste pro 6, siis meeste tava 6, meeste pro 9. Ja seal target on siis 2,7 meetrit naistele ja 3 meetrit meestele. Siis sa võid seal vahepeal selles mõttes ka nagu juppaaval sa võid puhata. Seal liivakotil sa ei tohtinud seda liivakotti vahepeal maha panna, selle palliga sa võid selle vahepeal maha panna. Ja seal ongi võib-olla paljud hävivad sellega, et lõpuks sa pead võib-olla 120 tükki tegema, neid 130 tükki, sellepärast, et kui sa mööda viskad, siis ei lähe kirja, kui sa kõigvad sügavale ei pükki, siis ei lähe nii kirja. Ja ma olen mingi videos näinud, kus nad toovad isegi selle kasti sulle nagu perse alla, et sa pead selle kasti pealt. Palju see on siis, kas see on 90 kraadi või madal? Põhimõtteliselt jah, nagu puusast sügavamale, aga et seal sul peab selle kohtunikuga siis nagu hästi olema, et vahepeal need nagu lähevad. Eks need kohtunikud ei vabatahtlikud ja sa mõtledki, et need kohtunikud ei ole nagu seal sinu nagu karistamiseks, nad ei ole mingid politseinikud seal sinu võistlust rikkuma, vaid pigem ongi, nad on kõik lihtsalt huvilised, kes saavad sinna tasuta, nad saavad selle tasu, mis nad selle eest saavad, ongi kas mingi kuradi puma kinkekas või saavad tasuta võistluse põhimõtteliselt selle päeva eest. Et selles mõttes nagu ongi mingid videod umbes, et need charge'id ei oma tööd, aga need ongi kõik lihtsalt vabatahtlikult, nad on lihtsalt seal ka ja tihtipeale see kohtunik pigem motiveerib sind, eks kui sa neid poolpoolse teed, siis ta pigem karjub sulle, elab sulle kaasa, kui see, et ta hakkab hullult nagu koidima sellega, et sa mingisuguseid asju ei tee. Minu jaoks oli see pool nagu kõige hullem. Ma ei tea. Mida teeb meistriks, ma arvan? Mul läks õlg nii täis sellest viskamisest, et ütleme, et mingi siuke pärast 50-ndat on juba nii rõve, et mul lihtsalt käed ei taha nagu visata. Minul ongi see, et sa oled treeninud ennast ühe teise ala, kus sa pead oma lihased ümber programmeerima nagu vastupidavuseks just võtan, jah. Aga seal võib-olla ongi need, kes jõusaalis tulevad Iroxisse, neil ongi probleem see, et nad on kogu aeg neid harjutusi teinud
võimalikult ebaefektiivselt, ehk siis nagu kui sa mõtled, me ei tee selle peale palju kordusi jõuan teha, ma teen selle peale palju, ma suudan ennast väsitada iga sellega. Ja nüüd on vaja ümber õppida põhimõtteliselt, et sa üritad võimalikult palju kordusi teha võimalikult minimaalse väsimusega. Ehk siis see kükk tuleks täpselt vastupidine sellega, kui sul tuleb inimene trenni, ehk siis sa ei ütleks inimesele õuses trenni, nüüd kuku hästi kiiresti alla ja mine kuradi hästi suure hooga üles ja lase kuradi käed põhimõtteliselt lendavad järgmisel vaata. Et kui sa teeksid sihukest push-pressi jõusaalis kellegi, kes võib-olla laseksid tal kõik kontrollitud tempoga teha. Ja noh, eks seal ongi, osadel on omad tugevused, nõrkused, mõnel hakkab võrmale, mõnel jalgadele, mõnel kätele. Tavaliselt kui suudad sellest jalgade aspektist ja võhmastisega üle minna, siis need käed ongi need, mis jäävad ja seal võib-olla tulebki natukene harjutada seda, et sa läbi küki rohkem viskad, mitte sa ei tee seda nagu kahe erineva harjutusena. Ehk siis sa tõused püsti ja siis ei viska, vaid sa viskad nagu alt hakkad juba nagu tulema. Seal on see küki hoog sees, vaata. On seal vahet ka, kas sa viskad nagu niimoodi või ma võin nagu alt ka niimoodi? Ma arvan, sa ei jõua alt. Tegelikult see tundub absurdsem. Ja no sihtida on ka raske niimoodi, et noh ikkagi... No jaa, see on, ma mõtlengi, et see on siuke harjutus, kus sa pead nagu käest sihtida ka. Ja see on nii lõpus. Siis sa oled juba 8 kilts ära juksida. Jah, ja nagu super on see, et see ongi nagu viimane asi, vaata sa tead, et kui ma suudan selle rõveda asja nüüd nagu ära teha, siis on kõik. Minu arust seal võiks, üks asi on seal puudu. Seal lõpus võiks olla timer, mis näitab su seda aega ka seal lõpus, kui sa neid palju loobid. Noh, sa näed seda numbrit on enamasti postistel. Aga seal võiks olla ka see timer ka, mis näitab, mis su see aeg on, sellest, et see hoiaksid nagu kogu aeg motiveerid. Noh, kell on seda kella pealt vaadata, see võiks olla. Võiks küll, jah. Seal on see challenge ka, et kui sa need 100 tükki ilma pausida, siis saad selle väikse kuradi. Sa ju said, on ju? Ja 2 tükki neid, jah. Aga see on nii, no see on nagu, nüüd kui viimase võistluse tegin, siis ma nagu kohe niimoodi, täna ei ole see päev, kus ma seda üldse isegi proovin. Ma ei hakka isegi proovima seda, sellepärast, et see on nii rõve teema. Aga nüüd ma... 100 tükki järjest 9 kilo selle palliga. Ja ma olen teinud selle Openis 6-sega, need 2 tükki. Kas sa nüüd võistled proos või? Nüüd ma proovingi selle Riias ära teha. Ma arvan, et see ei tule, ma praegu ei ole seda nagu siselt, nagu siis kui see tuli, siis oli see nagu siselt, tead vahepeal on see nagu see sisetunne, et davai, nüüd ma olen valmis suruma ennast nii kaugele, et seda rõvedat ära teha, sest see nagu need viimased on ikka nii rõvedad. Aga praegu ma ikka vaatan, mis järgmised päevad toovad, kas ma viitsin, kas ma tahan seda. Et ma arvan, et see on nagu füüsiliselt võimalik, aga lihtsalt see tuleb ennast push ida sinna, kus seda ära teha. Aga mis aega siitima lähed? Proos. Võiks proovida selle alla tungi 15 saada. No ma ei usu, et selles mõttes ma ei ole praegu alles Soome oli ja ma ei ole saanud isegi põhimõtteliselt treenigi vahepeal teha. Et ma peangi nüüd lihtsalt, ma arvan, et ma proovin lihtsalt alla selle tungi 15 teha. Tahaks selle Unbrokeni proovida. Ma arvan, et teen selle ära. See on Unbroken. No see sama see palli lihtsalt. Selles mõttes ongi see lahe sellised väikseid eesmärke omale panna. Et võib-olla selle võistluse eesmärk on mul, ma ei tea, kuradi suusamasinas saada 1% alla või mis iganes. Või mis iganes. Palju neid võistlusi üldse siis, ma saan aru, et nagu Soomes oli, Riias oli, mitu korda aastas neid tehakse. Võistled on rämad. Kogu aeg vist käod. Eks ma saan aru üle maailma jaa, aga ma mõtlen meie siin regioonis, mitu korda Riias aastas tehakse. No korra on ilmselt igal pool jah, aga no põhimõtteliselt Bangkokis minust tuli nüüd uuesti, alles oli ja suve lõpus on näiteks uuesti. Kes see kalender paneks siis poole aasta kaupa välja, on ju? Ta on mingi seasoniga, aga minust vahepeal lisavad neid juurde, aga näiteks tants, mul ongi nüüd läbi suve, ma üritan jooksmisele rohkem keskenduda, proovingi mingi, mõtlesin, ma teen Tallinna maratoni ja veel mingid jooksud siin vahepeal, mul on mingi Leigo trail, mis on mingi 18 kilomeetrit, mingi maastikku jooksnud üle känduda, ma ei tea. Ühesõnaga, jooksul vaja mul... Gonna be fun. Ja, et ma keskendun suve nagu jooksmisele. Aga järgmine on siis Gdanskis, mis on oktoobris põhimõtteliselt. Ehk siis, see on ka siuke Poola on lihtne minna, nagu 50 € lennupilet edasi. Ja, Gdansk on ilus ka. Ja. Mul ka Poolas ju võitlemas käin Varssavis on väga äge võistelda. Ja just see linn ja rahvas elab väga hästi kaasa seal. Pooladad on toredad inimesed. Ja Poola on nii suur ja nagu ma nagu imestan, et seal peab rohkemgi korrada, et seal neid venusid on ju igasuguseid. Ei no äkki Hailoksit ikkagi on seal rohkem ka ju. Rootsis on pärast palju model. No seal Poolas on erinevates linnades, seal oligi mul üks nendest tüdrukutest käis Katowitsis üldse. Et seal on mingi erinevates linnades, vaata, ma ei tea minu otsed, kas seal Gdanskis oli veel. No ühesõnaga jah, nad teevad nagu samas riigis võib-olla siis ka vahepeal erinevates linnades. Ühesõnaga, kui siin Eesti inimene, kes tahab võistelda, ta leiab siit lähiregioonist kogu aeg. Selles mõttes ikkagist pigem jah, selles mõttes ikka alati leiad mingi, sügisel ongi mingid Oslod ja mingid siuksed asjad ka, et see
alati kuskil on. Ja noh, neid divisione on nii palju erinevaid, et seekord ka ma ei ole pileti vastu, aga plaan on praegu niimoodi teha, et ongi üks päev pro ja järgmine päev veel see tabluse võistlus ka. Et siis lihtsalt nagu seal on nii palju erinevaid neid viise ka, kuidas sa saad, et te võite nagu mees-naine paar, ma ei tea, kaks inimest paar, et ilmselt sa leiad lähedale selle võistluse. Te saate kahekesi minna, kui sa ei taha üksi minna ja kõik need asjad, aga selles mõttes, kui see idee on, siis miks mitte proovida ja võib-olla sul ongi nagu fun see nagu trenni. Äkki teed selle USA Ironmani ära, lähme teeme paaris võistluse. Kuule, sa ütled, et see on nii lihtne su jaoks, siis sul on ju, see on ju lihtsalt põhimõtteliselt nädalavahetusel long run. Mina pean järgi loivama seal jooksus kuidagi ja ma võin tagasi, ainult ma ei taha pool teha, see on sinu. Ma võin teha, sest et nagu muidu jõusali kavas on nagu kükid sees. Ma võin põrbid võtta, ma võin väljastad võtta. Te võite kõike jagada selles mõttes, igat jaamade sees nagu võite ka jagada nagu kordustega. Kui sa ära väsid, et siis on see, et ta vaid mine sina põrbima. Selles mõttes mõistlik ongi niimoodi vahetada, et suusamasinal teete mingi, ma ei tea, 250 meetrit vahetate ja pallidega samamoodi, sa teed juba 20 palli, sa 10. Sina pead ennast valmis panema selleks. Jookseda. Ma võin joosta, kui on vaja. Ta võiks joosta küll, kui on vaja. Jooksen oma probleemide eest. Terve elu. Ma olen terve elu jooksnud oma probleemide eest. Ei, ma olen jooksnud küll. Ikka olen jooksnud. Pool maratoni olen ka jooksnud, aga mitte nagu officially kuskil võistlusel. Et ma võin joosta. Aga ma eelistan seda mitte teha, ütleme nii. Minu puhul on nagu see, et ma ei taha nagu poolkõvalt nagu asju väga teha. Nii palju on tehtud, nüüd ka nagu mu ettevalmistusest lõigati ju mingisugune 1,5 kuud ära, on ju. Ei no jaa, aga mõni asi see elus võib lihtsalt nagu for fun ka olla. Plus, kui sa esimest korda midagi teed, siis see ei pea, see on ju kogemus. See pea kohe, jah, hoolisi minema. See on ka asi, mida peaks nagu inimestele räigelt peale suruma, et sa ei pea üle mõtlema esimest võistlust, sa lähed sinna sinu esimese võistluse eesmärk peaks olema lihtsalt see võistlus läbi teha, see kogemusvõistlus ja siis saad otsustada, kas see oli minu jaoks, kas ma peaksin, mis aega ma saan, sest kõige haigem teema ongi see, et inimesed vaatavad, sotsiaalmeedia on täis mingisuguseid inimesi, kes teevad tund 10, tund 15, ma ei tea, tunni, mis iganes. Siis ongi see teemott. Ma lähen sinna, ma teen tund 55, nagu mida, perselt, mis asja. Ma olen täiesti mingi parm nagu, aga nagu reaalselt sa pead mõtlema, see inimene on võib-olla 20 aastat jooksnud nagu. Ma ei tea, see inimene kuradi ma teeb, ma ei tea, 15 tundi nädalas trenni ja sa oled siin kuradi, ma ei tea, 2 kuu pärast on võistlus, ma proovin nüüd 3 korda nädalas trenni jõuda, et seda natukenegi treenida ja ma pole põhimõtteliselt üldse jooksnud. Et siis see nagu standard on nii räige ees, aga siis tulebki nagu realistlikult seda mõelda ja ongi esimene. Ma olengi siuke vastik, ma vaatan neid aega, vaatan seal mingid venad teevad 54 minutit, 53. Hairoks siis jooks ongi nagu mingi 60% kogu võistlusest on ju. Sul on põhimõtteliselt 60% ettevalmistus juba tehtud. Põhimõtteliselt küll jah, kui sul on jooksjana natukene jõudu, siis see on nagu räigelt lihtsam jaam kui see, et sul on jõudu ja sa ei ole jooksnud, sellepärast, et seda see jooks on ikka nii räige teema, see on ikkagist nagu sa mõtled, et see on nagu see jõu vastupidavus pigem, et siis sa ei pea olema nagu mingi jõu tõstja, vaid pigem ongi see, et sul on hea võht ja natukene jõudu, siis sul tuleb see palju vähem meelde. Ei no kui mõelda, kui ma teen oma jõusaali kava, kus mul on peaaegu 1200 kordust, tund 20 peale, et siis see on ka omaette Airoks alati. Sa oledki nagu loodud seda. Aga võib-olla kunagi. Tegelikult ükskord oligi siin, et tavai, et kui sina lähed teed individuaalse ära, siis ma tulen, teen sulle koos for fun ja siis võib-olla teen kunagi. Aga praegu on mul ikkagi see, et hetkel ongi see, et ma veel ei saa 100% trenni teha, mul on paar nädalat aega, siis mul on terve suvi kuni selle oktoobrini on full line. Ironman, no ja siis vaatame edasi. Et mul võib-olla siis, kus ma leian selle aja, et neid poole harjutada, kui mul on vaja mingi 17 tundi seda Ironmani värki. Aga võib-olla sul ei olegi nii palju seda vaja harjutada nagu selles mõttes. Seal on vaja lihtsalt mingi paar kuud see tehniline osa. Põhimõtteliselt ongi, kui sul on see mootor olemas, siis põhimõtteliselt kõige lihtsam võit nagu, ütleme, et kui sa läheksid 6 aja pärast võistlusele, siis võib-olla, fookus olekski lihtsalt seda tehnikaid, nagu sa ei ehita mingit hullu mootorit seal selle aja. Kuidas enda jaoks mugavaks teha need harjutused? Samamoodi nagu sult, kas ma panen selle põlva, ma hüppan otse edasi, kui palju ma keskendun edasi hüppamisele või üles hüppamisele. Mul ongi paljud tulevadki trenni nagu, ongi täpselt enne seda, kui võistlus on põhimõtteliselt ja siis ma vaatan, mitte täpselt enne, aga veits enne, et nagu lihtsalt vaadati, et okei, millise tehnikaga peaks peale lenduma ja seal ongi see, et lihtsalt üritad nagu enda praegusest nagu mootorist põhimõtteliselt nagu maksimumi saada, mis iganes sul on sellega, et sa lihtsalt teedki efektiivseks enda jaoks.
et võib-olla sul piisakski esimeseks selleks ainult sellest, et sa saaksid hea aja ja siis sa vahepeal lihtsalt, ma ei tea, kui sul on 6 kuu pärast isegi võistlus, panete mingi suvalisel kirja, siis võib-olla sa lihtsalt korra nädalas teed mingisugust paarisada liigutust läbi. Ja sellest piisab selleks, et sa oskaksid seal maad teha. Ja võib-olla reaalselt mingi 2 nädalat enne võistlusse teed natukene spetsiifilisemalt mingit jooksu ja seda vaheldamist, aga seda ei ole vaja nagu üle mõelda selles mõttes, et noh, sa samamoodi sotsiaalmeedias näed nii palju videos, kus ongi mingisugune, ma ei tea, vend, ma ei teinud ühtegi Hyroxi trenni, aga näed, ma sain mingi tund 10 aja nagu ilmselgelt selles mõttes igale kuradi võistlusele, mis on nii lihtne nagu tehniliselt sa läheksid, sa saaksidki hea aja, kui sa oled heas vormis vaata. Panedame sinna juhuseli kavasse kükist selle õlapressi arvutuselist juurde, et alati kükist üles antitega pressi on ja see põhimõtteliselt ongi wallballi Või lähed bodypump või? Ma olen käinud bodypump on väga nagu fun. Mul on, praegu on olnud lihtsalt, mul on puusatõste ja siis on kohe kükk otsa. Aga sa võtad seal kükis need antid ka veel kätte? Mul on praegu raskus nagu ees lihtsalt. Aga miks Mis on hea, kui sa need goblet squat'i selles mõttes, see on nagu räigelt hea, sellepärast, et sa oled harjunud hoidma seda positsiooni, selle wallballi jaoks. Siis peab ka ala seljale. Ainult, sest väga paljud teevadki seda, väga paljudel oma peagi paneb goblet squat'i sisse, sellepärast, et noh, muidu... Raskuskese on sul vaja saada kehas. Kui sa kulturismi maailmas mõtled, siis goblet squat on suht sitt kükk, sellepärast, et jalad saavad nii kiiresti tugevaks, noh, ütleme, meeste valdkonnas veel eriti, naistel on goblet squat nagu päris pikalt väärtusega, aga ikkagi käed väsivad ära, sa ei jaksa seda antit siin hoida. Et see, ma ei tea, 60 kilost antit ei hoia siin, aga Fransporti sa võid teha, kui 60 kiloga või rohkem. Aga seal see väärtus nagu tekib, siis sa pead ennast nagu hoidma üle, see ongi nagu Fransport, noh, mis on siis võib-olla kulturismi mõttes, Fransport on nagu sitt-harjutus põhimõtteliselt, no mind ei ole sitt-harjutus, aga põhimõtteliselt seda küll. Mitte nii nagu jah, ta limiteerib su jalgade seda nagu tööd selles mõttes, et sul keha väsib enne ära, aga selle jaoks ongi oluline see, et sa hoiaks ennast püsti, kui tihtipeale paneme selle Hyroxi jaoks kavasse neid Franskotte või siis goblet squat'e. Mina teen alati igast harjutusi, mis paneb mu keha igatepidi muud moodi ka tööle. Nagu, noh, võimalikult palju keha töötaks igatepidi, sest et noh, esiteks, noh, ujumisel töötab sul terve keha, noh, rattas, kõik arvavad, et jalg töötab, tegelikult sa töötad kerega ka väga palju. Mul väsiks jalgrattal esimese asjana väsikib perse ära või selg või mis iganes. Meil olid, ma peaks siuksele ratta istuma. Käed kuskil kuradi, ma ei tea. No, esiteks see front squat ja need asjad nagu mingil määral on mulle aidanud nagu seda, et sellest aeroasendis ma lihtsalt see on alati mul viimast, ma ütlen, peale 3. tundi rattas on lihtsalt see, et jalad kõik töötavad. Aga mu ülakeha on lihtsalt nii fucking krampis juba. See on lihtsalt selles aeros olemises. See ongi nagu kombinatsioon põhimõtteliselt mingist nagu kerelihast harjutusest ja kükist ja sellepärast ta ongi kulturismi mõttes suhteliselt kehva harjutus, aga samas nagu mingisugusele noh, nii-öelda funktsionaalsele asjale on ta nagu hea harjutus nagu. Kui sa saaksid lisada või välja vahetada mingi 1-2 ala näiteks seal Hyroxis, mis sa vahetaks ja mis sa asemele paneks? See on palju küsimus, ma ei ole mitte kunagi mõelnud niimoodi sellele. No vaat siis ongi õige hetk nagu, et noh, mingi asi, mida sa teedki seal paar minutit on ja mis oleks siuke, millest sa pead ennast tugevaks? Võib-olla ma oleks alguses võtnud jooksu ära, aga nüüd ma olen nagu selle jooksuga nagu harjunud ja nüüd minu arust see jooks nagu kuidagi komplimendib seda ja noh, võib-olla ongi see jooks nagu räägid rõõm, ma selles mõttes ei ole nagu kapist välja tulnud ja öelnud, et mulle jooks meeldib või mis iganes vaata veel. aga lihtsalt, mida paremaks sa ikkagi jooks saad, mida rohkem saab joosta, seda meeldivamaks nagu jooks, või no mitte meeldivamaks, aga vähem rõvedaks jooks muutub, ehk siis praegu ongi see, et noh, ma olen ka mingi mitteametlikult nagu 2 korda juba poolmaratoni jooksnud, ühe jooksin näiteks Hispaanias, siis teise jooksin Pataias, Tais vaata, et noh, ikkagi seda muutub nagu, mida rohkem sa jaksad joosta, seda nagu meeldivamaks, vähem ebameeldivaks tegevuseks ja nagu muutub, või siis selles mõttes minust jooks nüüdseks juba sobib sinna, et ma pigem ei viitsiks minna jaamast jaama, vaid ma pigem teeksingi seda selle süsteemiga nagu ta on praegu, et ma jooksen. Aga välja vahetada, ma ei teagi, ma ei ole kunagi mõelnud. Et minu arust need on suhteliselt... Ta on päris hea laiamatuaga, et sa ei tahakski seal midagi muuta või keegi ei tahaks oma mingit harjutust juurde panna. Selles suhtes ta ongi hea võistlus on ja. Ma ei tahaks seda lihtsamaks muuta sellega, et ma ei tea, kosmonaudid on nii rõved, et ma võtaks kosmonaudid ära. Et ma pigem nagu ei tahaks võib-olla. Et see, noh, et pigem ongi just hea, et seal ongi nagu siuke challenge. Mulle nagu meeldib see nagu challenge ja mulle meeldib see, et ma ei ole nagu ülihea mingis asjas. Mulle meeldib see, et ma olen nagu sitt põhimõtteliselt mingites asjades ja ma saan nagu
töötada selle nimel, et nendes asjades paremaks saada, sest kui ma, võib-olla mul ei oleks selle vastu huvi, kui ma nagu liiga lebo oleks. Ma ise võib-olla natukene mingil määral oli see, et kui ma esimese selle pooliku tegin, nüüd kohe 5 tundi, 24 sekundit oli. Mäletad, ma olin esiteks tige, tegelikult see 25 sekundit oli mul kuskil seal vahetusalas, kus ma kuskil rääkisin jutuga samamoodi kellegiga, rattas lehvitasin seal inimestele. Nüüd ma olen selle nagu full ära lõpetanud ja mul on prillid ees, ma võib-olla Tallinna Ironmani korra tegin oma koerale pai. Tõsin koera niimoodi raja äärde. See on siuke, see 25 sekundit, seda ei... see on väärt seda. Ei, seda pidi tegema, muidu üldiselt ei keskendu üldse, mis inimesed on. Ma võtan sisse seda küll, ma kuulen kõike, aga ma olen nagu locked in, aga ma olen ju kõigest rattaga kukkunud ja mingit värki. Järgmine võistlus oligi see, et ma vaatasin, et ma olin esimene võistlus nii hea ja nüüd ma olen natuke paremaks saanud ja läksin nagu veits nagu liiga julgelt läksin peale, siis ma kukkusin rattaga, siis ma pingutasin rattas üle ja siis lõpuks tegelikult jooksu alguses ma oligi oma sellest 5 tunni ajast juba peaaegu 10 minutit ees, aga viimased 10 kilomeetrit kõndisin. Loi. 5 oli vist mul see teine. Ma läksin ka kohe, mõtlesin, et mul hakkab tulema, siin varsti olengi seal ka 4 tunni peal, aga näed, elul olid muud plaanid, Tallinna Ironman samamoodi. Sinnamaani oli kõik hästi, kuni tossud verised olid, siis enam ei jookse nii väga midagi. Kui nii hea jooksujalg võib olla küll, jällegi panin tossudega puusse. Et neid asju tuleb nii palju ette ja nüüd on mul jällegi see, et nüüd on challenge, ongi see, et kuidas ma nüüd saan 4 kuuga niivõrd heaks, et ikkagi seal, et mu see California investeering ikkagi ära ka tasuks ennast, et see läheb ükski mingi 5000 eurot maksama kokku. See ei ole ju kõige hullem tegelikult. Pluss ma nüüd ostan kohe endale uue ratta. Et selles mõttes ongi, need reisivad spordid on selles mõttes väigelt lahedad ka, et sa saad selle, võib-olla sa ei viitsikski sinna reisile, et nagu nüüd tänu sellele, et sul on see Ironman seal, sa lähedki sinna reisile, koged reisile, ma ei tea, kui pikk see reis muidu nagu... No me elame üle 2 nädala seal. Ja selles mõttes see nagu lahe, sa lähedki reisid, et ongi neid erinevaid, ma ei tea, mõned inimesed, kes on lihtsalt jooksid, nad käivad ka, ma ei tea, ma tahan Londoni maratonile minna ja nüüd ongi, ta lihtsalt ostabki omale selle reisi, selle asemel lihtsalt kuskile Türki vedelema minna, põhimõtteliselt ta teeb ikkagi mingisuguse reisi, kohtub igast inimesed. See võistlus on ainult 1 päev ja ülejäänud aeg on see sul, käi vaata ringi. Käimisest väga palju on asjad. No ei tea. Muidu inimesed nagu ongi see, et vaata, muidu see teed, kes Ironmani omad, reisid ringi, maratoni omad, vaata nüüd ongi nagu jõusaali inimestele on ka loodud. No ma ei ütleks, et jõusaali inimestele, aga põhimõtteliselt küll, jah. Et ka siuke asi, kus nad saavad reisida, sest et mul on küll tõesti olnud aastaid niimoodi, kus ainult reisid ongi olnud niimoodi, et kas ma lähen võistlema kuskile või nagu... Kellegi võistlust vaatama. Et see on muidugi äge, see on väga äge ja ma praegu olengi öelnud see, et nagu järgmised paar aastat ongi see, et ma Eestis kindlasti ei võistle. Hästi tore on, et see on siin olemas, selle vaatamas on hea käia, rahvast tuleb. Tallinnas on alati nädal enne võistlust piletit saada ka, aga praegu ongi see, et eelmine aasta Ameerikas oli ka veel saada, aga nüüd on juba näiteks kõik need ka välja müüdud. Täispikad Ironmanid tegelikult üle maailma nüüd müüaks nii kiirelt välja, et veel ette planeerima aasta. Üldse kõik see nagu selline spordiüritused ikkagi tehavad vist ikka järjest populaarsed. See on nagu ainult, see on jumal tänatud, aitäh, inimesed ongi, meil ongi see, et tegelikult me rasvume, aga see spordi, see võiks veel kiireneda, et see tagasi tuua, jah. Eks ongi lihtsalt maailm nagu soosib seda raspumist selles mõttes, aga selle, mida vähem aktiivseks meie elustiilid muutuvad, mida rohkem tuleb nagu võimalust nagu tarbida võib-olla rohkem üle ennast nagu, mida rohkem neid kuradi sneakersid, mida sneakersid on süüdi on, aga lihtsalt me kõik selles mõttes, mitte ükski toiduaine on süüdi, mitte ükski toidutööstus ei taha meid ära tappa, sellepärast, et me tahame ise elada selles maailmas, kus kõik need head asjad on saadaval. Lihtsalt üliraske on enda kuradi aegunud ajuga elada maailmas, kus on reaalselt nagu poodium kuradi kummikomme ja sneakersid täis vaata. Aga samas ma ei tahaks elu sees elada maailmas, kus neid asju ei ole. Et siis selles mõttes ongi, mida vähem aktiivsemaks meie elu muutub, mida rohkem neid häid sööke on, seda olulisemaks muutub meie siis väljaspool nagu tavalist elustiili siis liikumine nagu spordi ja asjad. Sest kui sa treenid Ironmaniks, sa põhimõtteliselt sa pead vaeva nägema, et piisavalt süüa,
mitte vastupidi, on ju. ja sa pead jah ikka effort'it panema, et sa oma kalorid nagu täis saaksid, et ja kui sa ikka võimalikult tervislikult tahad teha, Ei, lihtsam on need kalorid sisse süüa, ongi, et sellest veits, aga ma olen siin teinud ka katsetusi endale igatpidi. Ma olen siin ühe endal karnivoori peal ja siis ongi, et ainuke suhkur oli, siis ongi kas siis võistlusrajal, et ei võta keele, onju. Nüüd ikkagi, olen leidnud keeli, mis on nagu, seal on nagu suhkurut natuke vähem, onju, suhkur ei ole ainuke süsivesiku allikas, süsivesikut tuleb mujalt ka, et igasuguseid siukseid huvitavaid asju olen teinud. Seekord tahaks nagu saada selle 4 kuud nüüd, kui ma alustan 8. juunist nagu full on, siis tahaks nagu olla on point, süüa nagu oma 80-20, et mu 80% on ilus kütus, 20% lasen sealt nagu pitsat, veits võib-olla saiakest. Jätsi ka, suvelikku. Jätsi ka, kui mul siin ikka nüüd depressiivne aeg oli, siis ma tundsin seda nii hästi, kuidas nagu, nii kui on midagi pahasti, kuidas ma riiskanal, muidu nagu päris okeilt läheb sisse või mingi vastal nagu, mul oli ainult see, et mul ei ole millegi isu, ma tahaks minna sinna seekusse, võtta lihtsalt need soojad saiakesed ja see on mu see rõõmukoht, paar nädalat see oligi nii, sest midagi pidi tegema, et nagu pidin seda depressiooni veits toitma ka, et mingit rõõmu tekiks siia ellu. Aga jah, see on see kõige hullem osa ongi see, et panna see toit, kogu see elu paika selle järgi, et süüa siis need kalorid piisavalt hästi nagu healt sisse, mitte minna sinna libeda tee peale. Aga palju sa seal perioodil sööd kalorid päevas? Umbes? 3,5 kuskil. 3,5. Okei, 3,5 ikkagi saab, ma arvan, kätte. Sest mu keskmine ongi olnud, mõned päevad on tõesti, kus ongi 5000 kalorit põletad. Seda elu sees ei saa, jah. Et siis pigem ongi see, et sa ikkagi puhkepäevadel sööd ka natukene, sööd üle ennast, et on nagu rohkem keskmist, vaatad seda keskmist. Et praegu settingi paika oma toitused, mis mul on esiteks mugav karpidesse valmistada, lihtne teha, piisavalt kaloreid tasakaalus ja siis seal keelid juurde natuke sneakersit, puuvid. Praegu mul on mingi marja hullus läinud peale. Nüüd saada ka on päris head ka juba. Jah, ja kilo maasikaid käib nagu niimoodi ja siis aru, kui sul on mingi sealt ei tule kalorid ka siit. Ei tulegi, et see on jah, seda küll. Siis tuleks jällegi sealt väike kuradi mingi peekon muna kõrvale. Jah. Pähklivõid ja puder ja kõik need asjad. Puder on hea ka vaata, sa ei pea mäluma seda, saad seda lihtsalt neelata. Rõhutada täita tohid ka. Riisimanna, see on üks hea asi. Lihtsalt neelad kugistab. Nii peenestatud see riis on ja kugistabki. Ei mälu midagi seal. Aga see aeg ja see pühendumus ja eks meil tuleb neid Hyroxisse juurde ka, ma loodan, et see ise ka ikkagi, sa oled sellest proovimise ja funnu osast üle saada, et äkki vägi see, sest et kui me näeme ühiskonnas neid pühendunud inimesi, siis see tõmbab ikkagi kaasa. Ei, kindlasti jah, see nagu motiveerib selles mõttes, et kõik vaatavad, ma ei tea, kuidas see rock trenni teeb ja see motiveerib neid jõusaali minema. Et selles mõttes need nagu pühendunud inimesed kindlasti motiveerivad neid inimesi, kes võib-olla ka alustavad, aga eks selle barjääri nagu äravõtmiseks nagu minu nagu räige sõnum on see, et nagu sa ei pea olema atleet selleks, et midagi teha nagu selles mõttes, et ongi sa võid olla põhimõtteliselt sa saad olla atleet, aga tavainimene on samal ajal korraga ja siis sa võid ka teha kõike ilma, et sa peaksid seda nagu tõsiselt võtma, aga sealt ongi, et lihtsalt inimesi sisse saada ja see 100%, kui 1000 inimesed midagi teeb, siis see paar inimest ikka võtavad seda järjest tõsisemalt. Ja selles mõttes on ikkagi nagu väga kõvasid sportlaseid selles Hyroxis ka nagu on Kalev Helmits, kes on see vana suusataja, siis ta tegi põhimõtteliselt tunniga selle seal ära, selle 15 inimest minust kirjanud, kui ta oleks saanud keset võistlust käia söömas, tagasi tulla ja teha ikka kiiremini kui mina. Ja ikka siin CrossFitis mingid naised asjad ka, selles mõttes on ikka... Jah, kellel see CrossFiti taust taga on, need inimesed panevad nagu väga häid aegasid seal ja mingi jooksutaust jällegi ka on ja ma ei tea, mina igal juhul täna võtsin küll selle uue nagu vaata, et mu esimene mõte, kui ma hakkasin Hyroxi peale mõtlema, oligi see, et ma pean kindlalt pool aastat nagu mingi rämedalt ettevalmistust tegema, aga täna ma mõtlen, ongi, räägime siin sellest asjast, on ja
ma võiks võtta tegelikult mingi 6 aja pärast ennast kuskile kirja panna ja minna tegelikult nagu teha, onju. Teed 6 aja pärast ära ja siis võtad oma pool aastat, et treenida. Siis saad aru, mis asi see on, sa tead täpselt, millised on sul õppused, mida sa pead treenima, kõik asjad. Aga ma ennast nagu tean, et kui ma ei teeks sihukest ettevalmistust, ma läheks sinna, ma paneks nii piires, et mul on keskmine pulss mingi 200. Okei, ma teen selle ära, ma usun, et ka nagu päris okei ajaga, aga see tuleb nagu hinnaga minu jaoks. Esiteks ongi, nagu sa praegu juba tunnistad enda asja. Ja ma olen seal paned nii piiresse. Sa paned liiga piiresse. Tule paar aastat tallatad tagasi. Ma ei oska. Selles suhtes. Eriti, kui seal on mingid inimesed nagu minuga koos samal ajal, et mul tekib see tunne, et ma võistlen kõigiga. Absoluutselt kõik, kes seal on. Ole nagu mina, mul on oma kategooriad, nagu selles suhtes. Ma olen Ironman, meil on 2000 inimest seal, aga mul on oma. Ei, ma ei tea, ma pean seda õppima veel, võib-olla see ongi see, et ma nii kaua nagu teinud seda sporti, et ma lähen lavale ja nad ongi mu konkurendid, onja. Et siis võib-olla kus iganes mujal ma mingi spordis olen, siis ma näengi seda, et ma täiega nagu vaeva nägema. Kus ongi Ironman ka nüüd on juurde tuua, sa oled individuaalselt, sa võistled ise endaga. Ju versus ju on see Ironmani logo või nagu loodung olnud nagu ammu, onja. Ja kui sa võistled kellaga, siis sa võistledki kellaga, mis on su enda aeg. Ja selles mõttes ongi need, ongi see massiürituste, see teema ongi, et sa ei saa eeldada, et sa sellest 15 000 inimesest nüüd järsku tuleb kõige paremad. Sa juba lähed sinna sellega, et sa nagu, sa teed enda selle aja, pluss teed ja siis sul ongi igast teisgrupid, värgid nagu selles mõttes, et see ongi nagu... Pärast vaatad, kuhu sa nagu setid. Mul ka nagu vaatan seda päris palju on ja ma olen ka selle ikkagi, minu ajad on seal top 5% sees on ja kõikidest võistlejatest, mis on nagu väga hea on ja, aga ikkagi nagu tahaks nagu paremaks, aga ma ikkagi alati võistlen enda eelmise ajaga. Ja kuidas nagu paremaks saada ja võtnud tegelikult ikkagi, ma olen siin võtnud ju aastase deload'i ja mõtlen oma elu üle järgi ja siis ma tean, et Ironman ettevalmistust sa ei saa teha hapra personaalse elu taustal ja see teeb veel mulle asjad, et kõik asjad peab paigas olema. Ironsiga ma arvan võib-olla samamoodi, et ikkagi tunned ennast hästi ja... Aga mõtledki, et Tavai, et see on nagu siuke võistlus, et Ironmanil sa pead nagu väga palju aega pühendama, aga selle Ironsi jaoks ongi see, et lõppkokkuvõttes ikkagi su takistus tuleb see, et sul see arenguaeg nagu, sul on vaja seda aega lihtsalt, sul on vaja seda kuradi, sa tahad see olla see kuradi maailma tšempion, sul on ikkagi vaja, et sul oleks mingi põhimõtteliselt, ma ei tea, 10 aastat trenni nagu selja taga vaata. Kui sa suht alustad nagu, ma ei tea, jooksmisega, ma olen mingi aasta aega ainult põhimõtteliselt jooksnud nüüd ja nagu ma ei saa eeldada, et ma nüüd kui ma jooksen rohkem, ma lihtsalt lõhun ennast ära vaata, selles mõttes, et mul ei olegi alguses vaja seda liigset aega sinna sisse panna, sellepärast, et ma ei saagi panna, sest ma ei taha sellest ära. Sa on progresseerunud võisteldes ja juba ennast proovida pannud, see on ka väga mõistlik nagu ja tulebki teha nagu teste nagu ja jooksjatel on nagu eriti lihtne, et tegelikult see jooksuvõistlust Ironsis ka tegelikult sa ei taastu nagu nii pikalt enne. Täispikast ongi see, et nagu sa tead, et see on 3 kuud pärast, kõigepealt on need nädalad, kus sul on nagu füüsiliselt valus ja siis hakkad sealt tulema harrastajana profid, ma nagu ei saagi, meil on ka nagu vanusegrupi omad ja siis vaatad neid profe ja ongi profid ja see 7 tundi 20 minutit mehed on ja ma siin pingutan, et lõpuks ilusti alla 10 saada ja siis mõtled veel, et tegelikult minu vanusegrupi keskmine finiši aeg on 13 tundi. Et see on päris suur nagu alale, et tegelikult võib, ei pea üldse muretsema. Jah, ärge muretsege, lihtsalt hakake tegema, aga ma arvan, peame tänaseks hakkama lõpetama. Ja ma lihtsalt ongi, kes meid täna siin nagu kuulavad, siis soovitan jälgida sind Instagramis, me paneme selle siia alla ka, et mulle isiklikult väga meeldivad su reelsid, mis sa teed. Ma olen osadel peale saatnud, aga Amooni on neid kiitnud. Ma võib-olla võtan ka selle aja. Et ongi see kõige lemmikumad on mul need, kus sa neid Zero jooke nagu võrdled, vaata mingi selle alkoholiga ja üks oli eriti hea, kus see Tobi ja see õlle vaata sealt ja siis sa jood mingit suhkruvaba jooki, et tulge maa peale, see suhkruvaba jook on jumal normaalne asi, et ongi tuleb inimese suust, kes käib iga nädalavahetus hollikas ja tõmbab endale mingi 10 kuradi, ma isegi ei tea, mis need nimed on nendel jookidel seal on ju, et
ärge nähke tonti, kus see nagu ei no need on need siuksed jah aga sa tood nagu nii hästi selle nagu võrdluse, et ma nagu vaatan ja mingi, see ongi reaalsus, mida me peame nagu läbi elama, kogema, et mis tuleb inimeste poolt, et sa jood mingit siukest asja, vaata. Tere, see ei ole mürk. Ma ei joo rotimürki, see on nagu normaalne toode, onju. Et ma väga soovitan sinu content inimestele, kes tahabki siukest veits huumori prisma läbi nagu asju, onju. Ja tegelikult väga harivat sisu ka, et ongi see Hyroxi, sa teed nii hästi nagu selgeks, sa näitad neid asju, sa näitad võistlusi, onju. Minu meelest sa panid oma selle Bangkoki võistluse kõik aegadega ka, vaata need screenshotid välja, onju. Et ma olen nagu täiega saanud targemaks Hyroxi koha pealt nagu läbi sinu. Ja tahad sa veel inimestele öelda midagi omalt poolt, millega sa muidu tegeled ja siuke, et teen reklaami endale. Muidu ma tegelikult ei ole nagu selles mõttes ilge sportlane, vaid ma olengi lihtsalt personaaltreener ja noh, ma ei tegelikult nagu suures plaanis, ega ma ei töötagi nagu mingite tippsportlastega, vaid pigem ongi igapäevainimesed reaalselt. Ma aitan 50-aastasel naisel saada põhimõtteliselt regulaarselt treenima, nagu on see nagu põhieesmärk. Ja tegelikult ongi nagu väga paljud inimesed võib-olla mõtlevadki seda, et noh, mis iganes sporti jõusaalis, mis iganes ma ei taha võib-olla, ma ei tea, mis iganes nagu lõppkokkuvõttes kõigil meil on põhimõtteliselt vaja järjest rohkem nagu trenni teha, sest meie nagu elu muutub lihtsamaks. Ja tihtipeale me näeme igasuguseid transformation'e, et ma ei tea, keegi kaotas 50 kilo, mis iganes, aga me ei näe neid transformation'e, mis tegelikult nagu on olulised, on see, et nagu me suutsime kellegi panna regulaarselt treenima, nagu see on nagu jõhker nagu selles. Ja kui see inimene on ülekaalus, siis võib-olla sellest algab see kuradi, ma ei tea, 20-kilone kaalujaotus või mis iganes. Ma mingi sain seljavalust tahten ja... Noh, mina ka kui personaaltreener, minu kõige parem on see, et mul on üks noor poiss, kes on nii-öelda püsivalt käima. Tal on teine ala ka ja kas ta on nagu juba nagu, noh, sa näed, kas poisil kasvab mees, ja läbi selle, et ta on nagu võtnud nagu püsivalt ja nagu siukse, noh, siin mängib vanem ka head rolli, ja noh, sellega kui juba noorest peast harjutad siis seda liikumist, siis on vanemas eas ka lihtsam jääda sellesse nagu joonde, Ja ongi see saavutad, sa näed, et su keha suudab igasuguseid asju teha, et inimesed nagu võib-olla alahindavad ennast nagu täiega sellega, et noh, ma olen siuke nõrguke, mis ma seal kuradi tõstan neid raskuseid. Seal sa saad nagu kehaks. Ja nüüd, kui inimesed on nagu öelnud, et issand jumal, see on tugev, sa mingitest elu jamadest hakkama, aga selle igasuguse muu elu stressi taluvus tõuseb, kui sa füüsiliselt suudad enda seda ka tõsta, see on nii tasakaalus, kui sa oled seal tiimel, pead püsti lähed õue ja sul kukub kivi pähe, on raskem kui see, et sa tulid trennist, ja lähed välja, kivi kukub pähe, siis see on nagu minu arvates, see on nagu kergem on sellest nagu haiglas ka, nagu seal käkiti mingid asju võib-olla ära, mul oli nagu lõikused värgid, aga taastumine oli niivõrd hea ja päris hästi nagu arstidelt sai neid kiita ja minu eesmärk oligi see, et olla nagu kogu aeg nagu selles taastumises nagu ees. Aga sa toimetad välisjaalis ka, kas sa oled selleks seotud kuidagi selle Omniga? Jaa, ma olen teinud lihtsalt selle Omni Gymiga koostööd, ma otseselt nagu selles mõttes äriliselt ei ole seotud, aga no lõppkokkuvõttes võib-olla ma peaksigi ennast nagu tutvustama nagu mingi siukse spordi edendajana või mis iganes, selles mõttes, et ma nagu tahan, et noh, isegi kui ma sellest raha ei saa, ma saan sellest rõõmu, kui ma saan panna inimesed nagu liikuma ja tundma sellest liikumisest nagu rõõmu põhimõtteliselt, sellest trennist ka samamoodi. Ja noh, see Hyrox ongi lihtsalt üks nendest väljunditest, aga välijõusaalis ka, et ma olen teinud Omni Gymiga koostöös, nüüd meil on selle Harku Valaga koostöös. Rühma trenne saab ja tutvustada neid masinaid, kuidas neid kasutada, sest need Omni Gymi masinad, kõik asjad on nagu räigelt head, televisioonis just näitasin neid ka. Ja noh, muidu ongi, enamus tööd on ikkagi jõusaalis lihtsalt ongi, et igapäeva inimestele lihtsalt aidata ellu tuua sisse jõutrenni ja mingit sporti. Ja sa oled siuke nagu lihtne inimene, selgitad asjadest nagu loogiliselt, vaata, et sa ei pane kedagi tundma, et ta on rumal või mingi küsimus oleks nagu loll, et mulle väga meeldib selliseid inimesi nagu näha, kes nad nagu seletavad ükskõik, ma võin küsida nagu nii lolli küsimus, aga ta on mingi, väga hea küsimus ja siis ta räägib sulle nagu ära, asja, et see on nagu nii hea ellu suhtumine, et sa oled siuke, ma olen siin levelil ja ma ei pea ennast nagu sinust paremaks, sellepärast, et sa ei tee trenni umbes, aga minu asi ongi sulle müüa nagu see maha nüüd, et sa tuleksid, nii toredaks see asi teha, vaata, et see on nagu lahe, sa oled osanud seda väga hästi minu meelest teha. Ei pane kedagi halvasti tundma, vaid just oled nagu mingi
sa oled võimeline palju enamaks, sa suudad seda, vaata. siis mu sõnum on õigesti välja tulnud. ja väga hästi on. sellepärast ma ütlesingi, et sa oled ikkagi influencer. sa Tegelikult ise ei taha olla, Jah. aga sa oled ja sa kiidki edasi seda, see on väga hea. Ja mida rohkem selliseid inimesi on, seda parem. Ja mida rohkem sa pühendud oma arengule, seda rohkem sa tood neid inimesi. Kasvõi sina teed, võib-olla minu klient tuleb, ütleb, et vaata seda ka, kas sa saad mind ka samamoodi aidata ja siis nagu võin aidata väga vabalt või siis suunan, ütlen, aga minegi tema juurde ja nagu see kõik on nagu sümbioosis, me teeme nagu koostööd kõik. Täpselt, minu meie eesmärk on inimesed rohkem liikuma saada. Räigelt õige on see, et ükski treener ei peaks teist treenerit vaatama kui konkurenti, vaid pigem ongi meie ühine eesmärk peaks olema inimesi suunata ja aidata. No, see projekt on ka meil nagu veits sellega, et nagu tahaksid kutsuda seal neid like-minded inimesi, treenereid, isegi konkurente, asju, lihtsalt nagu rääkima, avama ennast ja kes on ägedad inimesed ja meie see väike ring siin kasvab ja mõned tuhanded inimesed, kes meid kuulavad, mis on tegelikult päris ma olen saanud kommentaare, et mõnest isegi Delfi nagu podcastist me teeme palju paremaid numbreid ette ja meil ei ole mingit platvormi, kus me ennast niimoodi tegelikult kui me juba jõuame mõne inimeseni, nagu ma kunagi ütlesin, kui ma nüüd paar aastat tagasi ka nagu treeneri tööd hakkasin tegema, ma ütlesin, kui ma ühe inimese suudan nagu paremaks teha, minu töö on tehtud ja ma ei tee seda raha pärast. Raha tuleb kuskilt mujalt, aga see eesmärk ongi lihtsalt, et oma seda kogemust ka teinud hästi palju vigu elus ja sinna, aga viia siis nagu liikuma, ükskõik mida siis tegema, on ja ma võiksin ka seda Hyroxi asja kellegile tutvustada kunagi. Ma ei pressi ainult oma seda mingit Ironmani peale või mingit jooksmist peale, lihtsalt liikumist, jõusaali. Ja tegelikult nagu üks inimene mulle kirjutaski, et ta tahab lihtsalt jõusaali tegema hakata, või saan talle aega nagu pakkuda, aga ütlesingi, et peabki jõusaalis käima, et olla siis valmis ja kui sul mingi hetk tulebki mingi idee, siis sul on palju lihtsam sinna minna. Et sa oled kogu aeg veits nagu valmiduses. Sa oled nagu heas vormis, jah. Et noh, ongi selle sama teema lõpetuseks võibki lihtsalt öelda seda, et põhimõtteliselt nagu, ongi raha pärast treenerid tavaliselt nagu ei kesta võib-olla selles mõttes, et kui sul just ei joppa täiega, et sa saad mingi ameti, et see on ikkagi see kõik see build-up ja kõik see on nagu juba piisavalt raske, et sul peab tahe olema ja tegelikult ongi nagu need jäävad seda tegema, kes nagu saavad nagu lisanaudingut sellest inimeste aitamisest, nagu et sul ongi, sa aitad seda inimest, sa näed tema neid tulemusi. Mul on ka see võistlustel, mul on enda võistluse osas on emotsioonid suht külmad, aga siis kui ma näen, et keegi minu treenitavatest on, siis ma olen nagu seal täiega valmis. Ma olen stardis nagu nende stardis rohkem närvis kui ma enne stardis. Et sulle pakub nagu teise inimese õnnestumine rohkem rõõmu kui enda õnnestumine. Jah, see kõlab siuke võits. Aga jah. Aga see on oluline, No ma mõtlen ka näiteks, ma treenin nagu fitness valdkonnas on ja ma olen kindlalt rohkem närvis, kui ma saadan oma nagu treenitava lavale, kui see, et ma ise lähen sinna. Ise lähen, siis mul on nagu trullalla on ja, aga siis ma olen küll nagu lihtsalt ei hinga ka, vaatad seal pulssi nagu sama täitsa päris, ma vist annan otsad. Ja minu eelmine suve projekt oli nagu üks klient, kellele alguses, kui ma ütlesin, et ta jookseb ka 30 maratoni, ta tuli 50 maratoni pealt. Ja kui ta jooksis 3.29, siis nagu selles suhtes nagu minu suvi oli tehtud ühe inimese. Ise võistsid hoopis pisada sealt. Ei, seda teavad ja ta oli väga tubli ja ta nüüd jookseb ka uuesti sügisel mingi projektiga koos maraton jookseb. Ta oli väga hea taeg. Oi, kindlasti. Ja jälgige Jakobilt, jälgige meid. YouTube'i rahvast tulge ka kaasa, Spotify läheb pikalt eest ära. Ei tea, miks inimesed YouTube'is ei kuula. Peame rohkem pushima seda. Jah, super. Vets pressi peale. Täpselt. Aga aitäh, et olite meiega ja... Aitäh, Jakob. Ja, tänu, et te kutsusite. Aitäh, et tulid. Väga tore. Nii.